tere! Alustas taskurööking osa vist 302, kui ma ei eksi. Ja on vist nii või? Jah, 302. Jah. Ja siis ma hakkasin siin mõtlema, et kuidas seda nagu üllatust teha, et vaata, et saatekülalist kohe ära ei reedaks, aga meil ju videopilt põhimõtteliselt... Paneme käed. Me võime ta ära blurrida pärast nagu postproduktsioonis. Minuti jäi hiljaks, kurat, selle ideega, et pole hullu. Ei, seda saame praegu nagu otsustada ära selle kusjuures. Ei hakka siin midagi siin plöörima. Aga oota, enne kui saatekülalise juurde lähme, ma teen siis selle ära, et me Jopskaga oleme turniiril. Me oleme minemas turniirile, sorry. Meil tuleb siis Olme albumi esitlus ja Psycho albumi esitlusega tuleb Pärnu kultuuriklubi Tempel. 25 oktaaber. Viljandi raamatubaar Romaan. 31 oktaaber. Ja Tartu Kivibaar. 22 november. Oli vist nii või? Ja, õiged kuupäevad. Ja, ehk siis räpiveod. Ja ega muud ei olegi, on ja? Tuleb olme asju. Tuleb väga olmeline see tuleb, jah? Koosviibimine. Turniir. Jah. Ja selle koha pealt on kõik, aitäh. Ja aitäh kõigile. Ja minu arust nüüd võib nagu saatekülalise juurde küll liikuda. Jah. Et nüüd avaldame ta nime ja näo. Avaldame tema kes ta on. ID-kaarti andmed ja kõik muu olulise. Meil on külas Jako Raik, kes on... Ma arvan, et viisakas on ikka igaühel ennast ise tutvustada. Ta tutvusta ennast. No, ma olen Jako. Kust tuled? Millega tegeled? Tulen Kohtla-Järvelt. Teen videosid, pilte, kõike muud visuaalset. Maadlen ka. Kohe ütleks, et aga kes meist tänapäeval ei filmiks? Mina. Telefoniga. Jops ka. Kas tähendab, ma teen mingisugust koerast, ma näiteks üks päev tegin väikse videoklipi ja siis saatsin. Kas see teeb minust nagu mingi vana või? Sa oled nüüd režissöör. Aga ma filmin ka ju. Või see ei lähe arvesse või? Ärme lähe nii keeruliseks. Operaator ka veel. Et nagu selles suhtes me kohe sisenemegi sinna peen raku molekulaartasandile kõike seda hakkama arutama. Oota, mina küsiks siis kohe, et kas sa siis nagu täna füüsilise kehaga tulidki nagu Kohtla-Järvelt või sa mõtled, kus sa nagu tulid nagu noorena? Mõlemad on õiged? Jah. Ahah. Ma olen Kohtla-Järvelt pärit ja täna tulin ka Kohtla-Järvelt. Kaua sa sealt siis siia tulid? Piisavalt või? No ma hakkasin Kohtla-Järvelt sõitma 8:20. Okei, ja kell on 2. Oli see seda väärt? No saame pärast teada. Jah, selles on sul õigus. Et käes on sügis. Kuidas sul muidu sügis meeldib fotograafina? Ma ei anna rohkem, pead ise hakkama muidu ma hakkan vastama ka. Ei, mulle meeldib iseenesest. Kõik on koledam ja kõik on pimedam ja kergem on filmida. Aga vaata, mis stiili sa nagu viljeled üleüldse, et tegelikult ju sügisel lehed langevad ja kõik on loodus, uued värvid ja mustrid ja aga kui sa oledki siuke teise stiili filmi ja siis ma saan aru, aga mis stiili filmi sa oled? No mulle meeldib ikka asju võimalik koledaks teha ja mingi värve putsi keerata. Siuke. Aga kuidas sa neid keerad? Mingite filtritega või kuidas? No videot tehakse programmis, vaata. Jaa. Nii, seal on erinevad slaiderid. Mis see slaider on? Ehk siis efekti see või? Koht või? Mingid seaded, jah. Nupud, mida saab keerata. Ja siis sa saad erinevaid neid nii-öelda slaidereid 0-st kuni 100-ni ütleme keerata. Ja siis... Sul on 100 peal või? No vahel panen mitu korda ka 100 peale nagu niimoodi. Sa saad ühte efekti nagu mitu korda panna, vaata. Tuubeldada nii-öelda. Võimalikult rõve oleks. Aga kas see ongi siis taotlus
või on see mingisugune sõnum või miks see nii on? No mulle endale meeldivad kahtlased mingid videod ja värgid, aga samas on see sellepärast ka, et kuna suurt ja kallis kaamerat veel ei ole, siis kui sul on nagu sitem pilt, siis nagu sul on parem juba täitsa perse keerata. Sitem pilt, praegu nagu sul on sitaks normaalne kaamera ju. No jaa, aga nagu, see ei ole mingi, ma ei tea, Alex Arri mingi kuredi, ma ei tea, mingi kuredi 30-tonnine mingi filmi. Jaa, aga see nagu, come on, su oma teeb ikkagi ju väga head pilti. Jaa, aga esimene kaamera, millega ma alustasin, ehk mu eelmine oli Canon M50, mis oli mingi 500-eurone mingi vlogeri kaamera ja sellega oli nagu natuke teistmoodi. Nii, aga ma mõtlen, sul on ikkagi kliiniline, puhas pilt on sellel. Mis asi sul on? Sony, Sony A7R5. Mis mingi klassi ka saab, nagu on see mingi äriklass või tava? Fotokaamerana see on väga hea, aga filmimiseks otseselt mõeldud pole. Saab asjad tehtud, aga... Aga mis nagu kvaliteeti või on ta mingi, sinu oma, on ta mingi kõva profi oma või on ta mingi... Ongi fotokaamerana, see on profikaamera, aga videokaamerana ei ole. Et seal need nagu lähevad eraldi veits. Mis puudu jääb siis? No kvaliteet ise, värvi ulatus ja see FPS ka, ehk siis mitu freimi sekundis sa filmida saad. Mis sa teha saad? 4K 60 kaadrit sekundis saab teha? Ma saan 8K 24, midagi taolist ka teha, aga see ei näe nagu hea välja. See on liiga terav, kuna see on fotokaamera ja siis see sensor on kuidagi teistsugune ja sa ostsidki selle või muretsesidki selle kaamera endale foto eesmärgil või mõlema või miks see? Mõlema ja pigem, et nagu kuna ma teen mõlemat ja kõige jaoks raha ei ole, siis mõtlesin, et kõigepealt keskendun nagu fotole, kaamera valikul ja siis videosid, et saaks ka teha nii-öelda. Ja eelmist kaamerast on ikka parem. No kurat, tänapäeval on juba igasugune tehnika nii võimekas, et telefoniga, kas mitte Joey Badass, siis see viimane video on ka shot on iPhone oli kuskil kirjas. See mingi 2000-ndate aasta soundiga lugu, ma ei mäleta, mis see Supa Flea. Jaa, oli küll. Minu arust oli kirjas, et see shot on iPhone. Ja siis ma mõtlesin, wow, nägi suht reits välja. Ma ei tea, kas nad on seal, sa tead või, kas nad kasutavad nagu mingid lisalensesi ka seal iPhone'ile? Sinna otsa käivad mingid asjad? Ilmselt küll, jah. Ja mingid valgused ja asjad on ikka nagu... Valgus on timmitud, ja. Ja nüüd me sisenemegi sinna maailma, kuna telefonid on juba nii võimekad. Siis jõuamegi sinna koera video juurde. Et kas ma... nagu DJ-d, igaüks, kellel mingi joogi keerata kuskilt saab või kust iganes... Kõik on tegelikult DJ-d juba. Et samamoodi on selle fotograafinduse ja selle videote tegemisega. Et kust maalt nüüd hakkab siis nagu ametinimetusega ja kust maalt nagu ei ole, et kust need piirid on üldse mingid piirid või mis seisukoht sul sellega on? Et kas kui ma oma koera filmisin, kas ma tegin kunsti või mis ma tegin? Ma ei pea vastama ka. Tead ikka, see on... Kompleksid. Ma vana inimene vajab... Ei, ma tahaks teada, mis Jako ütleb tõesti. See on väga hea küsimus, muidugi. Kus see piir läheb? Kust hakkab kunst, et mul on arvamus, aga ma kuulaks ennem sinu oma ära. Ei kui see on nagu... Kui sa oled koera filmin nii-öelda nagu hästi ja teostus on seal nagu tugev, siis... Teoreetiliselt see võib ju kunst olla, aga nagu kui sa niisama filmid kuidagi koledalt mingi, siis ilmselt see pigem ei ole. Siin on kohe siuksed augud, kohe on loogika augud, et endal sul stiil on ka teed hästi koledaks ja siis et kuidas selle asjaga on? No praegu ma mõtlesin ennem kui ma rääkisin koledast, siis ma mõtlesin pigem nagu stiili mõttes või niimoodi vibe'i mõttes, et nagu, aga nagu tahaks loota, et need on ikka nagu
tehniliselt ja niimoodi nagu aina paremini tehtud, aga nagu nüüd ma mõtlesin seda koledat pigem, et no lihtsalt sitasti filmitud nii-öelda. Et see ei ole nagu taotluslik. Jah, teostus ebaõnnestunud teostus, et ta on jõledalt emale koera videot saata ja siis terve aeg on koera jalad on vahepeal ja ka kuusepuu on nagu eetris ja koera video. Okei, aga kas ma mõtlesin nagu seda, et aga kas see ei ole mitte üldse sellest, et mis taotlusega ma midagi filmima hakkan? Kas see sealt ei alga või? Et kui ma nüüd tulen jõhkri teed, siit ma nüüd teen küll korraliku kunst, mingi kaandri, et siis ma nagu sellel aja hetkel hakkan kunsti tegema või et näed, et naaber taab korradi molli teisele naabrile, et seda infot on vaja talletada, et siis ma nagu ei tee kunsti. Ei no sa võid nagu persse minna või? Ega see ei pea nagu täiesti ette planeeritud olema. Sorry, sa võid rahulikult vastata. Vabandust, jah. Mäkki naera ajas mind natuke naeruma. Aga jah, et no see ei pea nagu ette planeeritud otseselt olema, aga sellel hetkel, kui sa seda teed, isegi see võib nagu alateadlikult olla, siis sa üritad kuidagi samamoodi, kui sa, ma arvan, ma ei tea, teed freestyle'i või kui sa mingi räpid või midagi, et nagu see ei pea ju ette planeeritud olema, aga nagu see on ikka kas hästi või halvasti nagu läbi viidud lõpuks nagu. Ma saan su sellest 50-50 sellest suhtumist, see on nagu, et noh, et kas on nii või on nii, et see on nagu hea lähtepunkt on vähemalt nagu kindlus, vaata. Ei no nii kindel see kindlalt ei ole, aga no ei nuanssi on kindlasti igal asjal, aga see algusätituud on nagu mulle meeldib. No nagu sellest mingil määral saab ikka asju nagu objektiivselt ka hinnata ja nagu, et nagu subjektiivsus jääb sisse, aga no ma ei tea. Toon mingi näite, no too, see alati on hea. Ei no, nagu ütleme subjektiivne on see, et kas ütleme sulle, ma ei tea, Kendrick Lamar meeldib artistina või mitte, aga nagu objektiivne on see, et on hea räppal lihtsalt. Nagu skilli ja taseme poolest. Nii, aga nüüd, kui sa paned sinna kõrvale Jaanus Saksi, siis ta võib sulle nagu meeldida, aga nagu objektiivselt on pask lihtsalt. Väga siuke... Ja näide, õhuorden ja ma sain pildi, klaariks sain ja MC Anni ma tean küll, et kelle peale see näide tuli. Aga objektiivne on ju läbi subjektiivse hindaja. No aga sa saad ju... Jaanus arvates on suure tõenäosusega vastu teistmoodi nende lugudega. Tema hindab objektiivselt... Ei, ta ilmselt väga kindlalt arvab, et need on väga head lood, aga no ei ole. No. Okei, et tähendab tema kunsti ei tee või? See on sulk lihtsalt. Okei. Oota, aga kas sa oskaksid seda paradoksi seletada või ma eksin üldse, et vaata telefonid ja kaamerad lähevad ägedamaks, ennem rääkisime korra, aga kui lähed näiteks TikToki, siis see sisu või see nagu suvalt pandud captionid, kõik need pildid näevad nii koledad välja, täis topitud mingeid asju, et kas ei ole sellist... No seal ei ole ju, TikToki mõtte otseselt ei ole ju asju mingi kunstiliselt näidata või midagi, et seal on enamasti kas mingi turunduskraam või mingi lihtsalt mingi tähelepanu püüdev nagu mingi asi ja viskadki mingi ülipalju asju ekraanile ja mingi... Ja, aga tead, see tundub vahepeal nagu lihtsalt mingid koledad fondid, värvid, mingi täiesti suvaliselt ja siis ja veel see sitt nagu toimib selles kontekstis seal. No inimene jääb seda lugema ja kui nagu inimene jääb seda lugema, see võib ju pask ikka olla, aga nagu siis see nagu algoritmile meeldib ilmselt. Aga näed, see pask ometi väga populaarne. No jaa. Ei, seal on head asja ka muidugi internetis. Nagu igal pool, iga asjaga. Ei no väga palju paska on populaarne. Mingi kiired ja vihased. Aga kas, vaata ongi... Oota, tegelikult küsi, jah, mul on järgmine teema. Ei, ma nagu ei tahtnud küsida, vaid ma jäin nagu mõtlema, et mis selle olukorra nagu loonud on, et kas inimesed
kasutades vahendid või et vahendite nagu võimalused on inimesed suunanud nagu sinna kohta, kus see TikToki pask kõik, et noh, miks üldse sihukest nähtust nagu üldse nagu vaja on või Twitter või nagu mida, lähen kõnnin hoovis, tuleb üle hea mõte või jauts idee, pane selle Twitterisse kuskile, trükin ja siis on nagu jess, et aga seda sitt toimib. No, ta toimibki, aga küsimus ongi, et miks või et kui ma sulle tulen, koputan ukse taha, ütlen mingi jõle hea tsitaadi, mingi tweedi nii-öelda, sa nagu küsid, et kas sul on insult, vaata või midagi. Aga kui ma läbi Twitteri, siis ma võin objektiivselt hinnata oma säutsu ja seal on jõle kõik tahavad osaleda selles. Minu arust see on läinud nagu Twitter alguses, et kui niimoodi väga pealiskaudselt praegu kokku võtan, siis alguses Twitter, kui tweetsid midagi, lugesin seda raamatut, näiteks kirjutasid, onju, siis sõber ütles, äge raamat onju, viskas laigi. Aga nüüd on seal caps lockiga, Trump on munn, Trump on parim. Et nagu kui sa paned selle samasse konteksti, et teed ukse lahti kellelgi, siis kunagi ütlesid, et lugesin raamatut Jopska, täitsa okei, aga nüüd teeb keegi ukse lahti ja kohe lärmab. Ja nüüd on kõik selle draama peal seal nii palju ja see siit toimib täiega. Kui suures siin nüüd tuleb sihukest vastandumist ja värkib. Kahe otsaga teema tuleb nagu. Et tegelikult ju Twitteri eelan ongi ju kõik mendid on Graffi ju kuradi. Jah. See on ju tweet ju tegelikult ju. Põhimõtteliselt jah. Nii ja siit nüüd edasi, et kas selline sihuke lihtsalt nagu ma loodan, et mitte fekaalidega kirjutatud, vaid ikkagi värviga kirjutatud see kõik mendid on Nii. Et kas see väärib ülesvõtmist või on tegemist kunstiga või on see kole? Sellist stiili nii-öelda poolinformatiivne siuke. Ei no, aga nagu see, kuidas mendid on kuked sinna kirjutatud on, siis nagu milline see visuaalselt nagu välja tundub, kui see on nagu mingi algaja on selle kirjutanud sinna, siis see on nagu ilmselt suure tõenäosusega pask. Aga nagu kui ütleme mingi graffiartist, selle on sinna kirjutanud, siis nagu see ilmselt on ilus. No vaata, ta ongi niimoodi, et sa algusest kõnnid, loed kirjavead kokku ja vaatad, et igatepidi parlanksist väljas ja siuke sirgeldis. Ja siis nagu liigud edasi ja siis vaatad korraks tagasi ja mõtled, ei, see on ikka päris hea nagu nalts, et läheb nagu kunstiks uuesti. Et vaat siin on nüüd jälle need piiride värk, et kuule, lase saatekülalisel ka rääkida midagi. Las ta lõpetab mõtterjana. Ma tahtsingi nüüd küsimuseni jõuda. Jõuame. Et kui sa nagu oma materjali nagu filmid, et kas sa otsid ka mingisugust mingit väärakust või mingisugust mille järgi saab nagu eristada sinu stiili või mingit sugust? Jaa, no eks oleneb nagu projektist ka, aga üldiselt ma pigem endal meeldib filmida mingi, ütleme maha jätud mingid kohad, mingid, ma ei tea, brutalistlik arhitektuur kusagil ja ongi mingi täissoditud seinad, mingi, ma ei tea, romulad ja mingi taoline koht, kus saab nagu mingit süngemat vaibi nagu. Kuidas selle brutalismiga leidub Eestis ikka, avastad uusi? Linnahall on. Ei, ma mõtlen, mingid undergroundi maid ikka linnahallis on filmitud küll. Mul oma nimekiri on, aga seda ma siin ei hakka ütlema. Kollane kohver. Aga see on siis, need on nagu kuskil üle... Need on need, mida on vaja filmida. Ja seda, aga need on nagu üle Eesti laiali või on kuskil ühes kohas. Sa ei pea üldse nagu asukohta, ma ei mõtle lihtsalt, et... No nagu, eks sa midagi leiad igalt poolt tegelikult. Mingid jäänukeid ja nagu... Aga jah, et seda peab otsima. Saad uues uudis niimoodi ringi ka käia, et nagu ei otsi filmimiskohta, vaid lihtsalt naudid olemist või? Ei, ma isegi täispeaga ilmselt otsin. Või nagu sa lihtsalt paned tähele juba, kui sa piisavalt kaua teinud, siis see nagu... On nii juhtunud, et nagu mällis peaga, ma ei tea, kus sa sihukest seisundit üldse nagu tekitad, aga et oled pildi teinud ja hommikul vaatad, vapsee spoti leidnud. Aga ei tea, kus enam. Seda jah.
kui ma F-il Bad Arti ja RV-d kunagi pildistasin, mis oli 2 aastat tagasi, siis mina otseselt seda pildistamist, no ma midagi mäletan sealt, aga no ma ei olnud nagu normaalses seisundis seal. Olid Kevin või? No see oli mingi juba Kevini vanem vend. Kevini isa. Vana Kevin. Okei, aga nendes place'ides, nendes, mis sa siin loetlesid, aga seal sa lähed, teed nagu fotot ikka, või videot või... Sa mõtled, kus nüüd? Nüüd need kohad, mida sa ei avalikusta? Ei, no oleneb. Vahel on niimoodi, et lihtsalt nagu mingi pildid on valmis ja siis panen kuhugi kausta ja siis on nagu mul näidis olemas, aga nagu seal otseselt niimoodi, et ma teen täpselt selle nurga alt pildi, et kus ma filmima hakkan ja sellist asja ma nagu väga ei tee, et ma lihtsalt mingi üldise nagu pildi teen. Okei, aga mis see... Samasse kohta tagasi ka lähed filmima või? No Linnahallis ma olen mingi 10 korda, ma arvan, filminud. Aga mis seal meeldib? No seal esiteks on lihtsalt see, et see on nii suur koht ja siis sa saad nagu natuke vahetad nurka ja siis sa saad seal nagu mängida ja nagu tausta teiseks teha ja nagu seda saab nagu suht palju uuesti kasutada. Artistisõbralik koht nii-öelda siis. Ja, no see on suht väga ebaoriginaalne koht, kus mingit räpivideot midagi filmida. No aga see tee tuleb läbi käia ja. Aga nagu sellest, kui on kiire ja on vaja mingi ruttu enamus mingi räpivideosid vähemalt ma olen pidanud filmima niimoodi, et ma saan mingi suht hilja saan laulu üldse. Siis on vaja see võimalikult ruttu valmis saada, siis vahel ongi, et sa võtad mingi selle kõige loogilisema koha, lähed sinna filmima ja siis ma ei tea, editiga pärast võib-olla teed originaalsemaks. Oota, aga räägi oma see mingi protsess läbi või kuidas sa lähened, ma ei tea, tullakse sinu juurde rohkem ideedega või siis sina lähed nagu artistide juurde või mis su lemmikud on või ma ei tea, räägi veits sellest. No kui ma alustasin, siis ma pigem, no siis oli lihtsalt see, et ma ise mingi kirjutasin kellegi, et teeme video või midagi. Aga nüüd tullakse suht palju muu juurde ka. Don. Kintsu kraapima. Nüüd on juba vaibad vahti rullitud. Midagi sellist, jah. Hallid vaibad, punane päris võib-olla pole veel, aga hakkab minema. Sul on mingi counter ka, et palju sa, ma ei tea, muusikavideosid oled teinud või? Ma arvan, 30 on täis. 30? Ma arvan küll. Rohkem ei ole või? No ilmselt on, aga nagu ma arvan, see on see... Ma arvan, et sa praegu alahindad või... Ma ei tea. Vähemalt 30 saab öelda siis niimoodi või? No 50 kanti äkki. No. Päris palju ju tegelikult. No ma mõtlen, mina olen olnud sinu poolt filmitud 3 videos kindlasti. Kalev on juba mingi 8. Noh, et ma mõtlesin lihtsalt, kui ma olen 3, see on 10%, et see on, noh, sa oled filmid sitaks. Mina olen süütu veel selle koha pealt. Jah. Kui sa salaja pole filminud. Ükskord ma su süütuse võtan. Nagu nad kõik. Elu on selline. Nii, ühesõnaga 30. Alates 30. Jah, alahindab rohkem kindlasti. Oota, aga kas... Seda on palju ju tegelikult ju. Tõenäosem on 50 isegi võib olla. Jah, seda on sitaks, jah. Ja mis aja peal, millal see nagu selle filmimise, mis see esimene video oli või musa video, siuke? No esimene oli Kaleviga, VK-ga siis. See oli nagu päris muusikavideo. Ja see, mis oli 3 päeva armastust, see mingi kollane video, kus ta seal mingi päikese taustal mingi midagi laulis ja räppis. Aga see oli niimoodi, et ma ei tahtnud isegi videot teha, ma kutsun ta üldse pildistama ja siis ta oli nagu, et filmi mulle paar kaadrit. Ja siis üks Kelvin pani selle meil kokku ja peale seda ma ei tea, hakkasin tegema lambist. Loome maagia ongi, et sa lähed üldse mingit muud asja tegema ja siis tuled sealt ära ja oledki endal uue nagu kire nagu kire saanud, et tore. Ja aga pildistanud olid enne seda nagu normilt, jah? No natukene mingi aasta 2. Aga nad täiendavad ka siis nagu teineteist või on seal nagu... No ikka mingid nagu põhitõed on suht sarnased, nagu, et mingi... Kui mingi kaader, ütleme, fotona toimib, siis nagu teoreetiliselt sealt enamasti kõlbab filmida ka ja nagu kõik näeb umbes sarnaselt ilus välja.
eeldades, et sama kaamera ja värki. Aga kuidas sul, ütleme, mindset või kas sa saad hakkama või kas sulle meeldib see, et kui sa lähed, et teed video ja siis veel artistile ala pilte ka juurde ja siis jälle filmid kaadreid ja siis mõned pildid, et kas suudad ümber lülitada nende kahe tegevuse vahel ennast on the spot? Ma arvan küll. Anna seal pigem oleneb see ka, et kui palju see mulle meeldib ja kui palju ma suudan ümber lülitada, et ütleme, kui palju mulle projekt ja artist üldse meeldib, et kui ma olen mingil põhjusel sunnitud mingit asja tegema, mida ma väga ei viitsiks teha, siis nagu nii või nii ma nagu ei viitsi ei pildistada ega filmida koos olla, aga nagu kui on, ütleme, ma ei tea, nagu ma Hanf Kungile teen mingit kuradi videot või midagi, siis ma võin pilte ka teha, sest see on Hanf Kung näiteks. Aga see ümberlülitamine, see mõtteseisund, et see ei ole probleemi, jah? No kui see ei ole nagu mingi väga suuremahuline nagu töö ja kus mingi väga palju mingi keerulisi kohti on. Räpparid jõu tegemas. Aga nagu jah, et seal üldiselt saab hakkama, nagu ma arvan. Räpparid jõutamas. Yeah. Et just eelmine mõte sul oligi, et kui sa pead nagu tegema mingeid selliseid töid, mida sa nagu väga nagu ei taha teha, et siis nagu väga ei tee ka neid pilte ja asju, aga miks siis üldse teha? Või et vahel on sulli ka vaja. Get the bag, man. Okei, et tähendab, me räägime nüüd nagu siis obi sellest eneseteostusest ja siis me räägime nagu tööst nagu selles suhtes. Mida sa siis pead nagu äraelamiseks on ju tegema. Aga et kui palju siis nagu muu vahet tuleb siis sellele kvaliteedil või kvantiteedil või kuidas seda mõõta. Et nagu selle Amfkungi asi, kus sa nagu tahad iseendale teha nagu mõnu ja see, kus sa nagu pead mingis projektis. Ei, no nagu kui mul asi ei meeldi, siis asi on ikka kordades halvem. Nagu, see on mu enda kiiks, et ma ei suuda asja teha, kui nagu mul asi ei meeldi. Aga ta teeb väga häid asju. Et ja talle tegelikult kõik projektid meeldivad. Mitte ikka kõik, no paar asja on ikka putsiga läinud. No, see on juba loogiline. Aga mis sul see lemmik enda projekt on? Poos on või? Kungi video, ma arvan. Kõik alles algab. Ja. Seal ma sain 2 korral sain vitu ekraanile visata ja mingi rõvedusi teha, mingi sitajunnid lendasid ja mingi roppused kondoomid. Ja nad ei võtnudki maha. Ja nad ei käskinud seda ära võtta. See oli nagu Essa-kord, kui sellised lükked mul läbi läksid. Aga miks sul see lemmikvideo on üldse? See on ju mingi 5 või 6 mintse pikk ka veel, et... Ma ei tea, mu arust see toimib nagu. See on siuke kahtlane video, nagu mingi mu enda maitsele nagu kuidagi... Mulle endal meeldib seda vaadata, nagu kõiki oma videos ma ikka ei viitsi vaadata, aga nagu sellega nagu enda maitse järgi ma väga ei muudakski midagi. Kui... palju või ütleme, no see nüüd jälle see nende projektide asjadega, et mida sa nagu tahad või mida sa ei taha, et aga kas see mõjutab ka see, et sul on, öeldakse et kuidas sina pead nagu filmima või sina tahaksid ikkagi, et kuidas sina tahad filmida? Ma üldiselt ikka üritan kõiges oma arvamust peale suruda. Ja toimib. No oleneb inimesest ka, et kui nagu ütleme aga põhjendatud nagu... Et kui nagu, kes see nagu ütleb, et kui on niisama räppar, siis enamasti nagu... No ta ei saa visuaalselt aru lihtsalt, mis toimib üldse. Ja siis nagu filmi seda ka. Ja mul ei ole nagu mõtet teda üleliia palju nagu kuulata ja niimoodi, aga ütleme näiteks, kui ma peaksin mingi projekti, ma ei tea, Dev8-le näiteks tegema, siis nagu... Ta on ekspert, nii et nagu, et mis ta kuradi ütleb, ma võin teha ja nagu ma ei vaidle ja nagu usaldan teda nagu. No sealt sa saad lihtsalt, kui selline olukord on, siis sa saad sealt knowledge'it, nii et vähe ei ole ja see tuleb vastu võtta alati, kui niimoodi lihtsalt pakutakse kandiku. Kui meistrid eest tasuta näitavad, siis tuleb ahmida. Siis see ahmida endal see kõik. Lähed pärast argutad ise edasi kuskil, vaata. Aga on siis nagu jagelemist... Palju nagu ette tunnud? Ei, ikka sitaks. On midagi ära ka jäänud või? Ma ei tea, mingite... Põhimõtteliselt mingid erinevused või mis need, saad sa mõne näite ka tuua, kui või siis umbisikuliselt mingid... Ei, pohhu või pisikuliselt ka. No näiteks Kaleviga lõpuks, seal ei olnud nagu mitte otseselt konflikte, aga seal lihtsalt meil maitsed läksid nii lahku lõpuks, et siis nagu me kumbki ei viitsinud nagu koos
koos enam nagu midagi videosid teha, et nagu sõbrad oleme edasi, aga nagu. Nagu sellepärast ei pea mitte sõbrad olema, aga no jah, sina läksid more underground ja tema läks more singing nagu. Ja nagu nüüd ma mõtlen, et täiesti loogiline. Kui ei oleks nagu ära lõpetanud, siis ega ma ei oskaks tema nende laulmislauludele nagu, mis ta praegu teeb, ma ei oskaks sinna isegi midagi teha nagu, et aga tulemus oleks lõpuks ilmselt nii sitt minu poolt tulnud, et nagu. Aga te ju selles Lembe laul Prügimäel või põhimõtteliselt stiilis nagu. Kuigi samas see võib-olla oleks lahe, aga vahepeal tuleb väike krutski sisse visata. Mingi country laul kusagil kuradi mingi getos. Ja loobitakse fekaale nagu mingi päikeseratast, päikesefekaali. Ühesõnaga mingi siukse. Sitaratas. Ja sitaratas. Aga jah, et selles suhtes. Aga mis faasis sul veel on neid asju ära jäänud, et kas juba nagu idee faasis või on nagu nii ka, et nagu kõik on valmis ja on see, et kuule ei lähe läbi? Igas faasis on mul asju ära jäänud vahel. Keset filmimist ka on tõra, ma ei viitsi sinuga enam. No mitte päris niimoodi, aga maadlema selle. Aga nagu hea video saaks isegi. Paar korda on jah niimoodi olnud, et ma ei tea, draft ei sobi ja siis tahab mingi, et näiteks mis video, see draft on? No ütleme siis demo. Mustand või nagu. Demo. Ja, demo. Et demo ei sobi ja siis tahab, et ma teeks video täiesti ümber ja täiesti teistmoodi ja siis kui ma nagu sellega ei nõustu, siis päris mitu korda ma olen ütlenud, et no, et siis ma ei tee lihtsalt. Kindel. No ja, sest nagu ma ei viitsi nagu lolli ka mängida. Ja nüüd põhiküsimus, mida head vaatajad, kuulajad kindlasti juba ammu kodudes pingsalt on oodanud. Et mis pea nüüd siis seda kunsti paremini teeb nagu? Kas hea pea teeb või mingi teine? Kuidas see valmistub üks artist kunstit tegema? Kas on väike õlts ennem käib asja juurde siider või tuleb sellesse suhtuda tõsiselt ikkagi? No ma arvan, seal on pigem lihtsalt see, et kui ütleme, see asi, mida ma nüüd tegema pean, on mu maitsele kohane ja meeldib, siis nagu siin otseselt valmistuma ei peagi, et ma võin seda kainelt teha, ma võin nagu seda putsis peaga ka teha, aga nagu, kui ütleme näiteks ma peaksin, ma ei tea, pildistama või filmima mingit üritust või mingit laulu või midagi, et mis mulle üldse ei meeldi, siis ma pean nagu ilmselt rohkem ette valmistama, et ma nagu suudaks seda vähegi normilt teha nagu. Amba tõesti. Naeratame aga nagu parimad asjad tulevad nagu kõige lebamalt, ma ütleks. Jah, lustiga. Siuke puusalt niimoodi läbi mõtlemata liigselt. Sa ütlesid enda lemmikuks selle Hanf Kunges. Ütle mõni veel mingisugune sinu enda lemmik teos, muusavideo teos, mis sul ikka nagu käib kaasas? Kui ma aitasin Devil Aurumi filmida, see oli see roheline idea, siis Kalevilt mis oli Räägime vaid öösel või mis iganes selle nimi oli, kus ta Üllar Jörbergi järgi tegi ja siis mingid piffid tantsisid. Ja siis Rommilt kurat, ma ei mäleta selle laulu nime isegi, aga see, kus ta seal kuradi katusel oli ja siis mingid tangid jooksid ja mingi värk, et kõik hea on alles ees või midagi sellist. Ja mis veel? See on nagu täislaul, aga see, mis El Stilo ja Hirmuga see promo music feed või mis iganes. Kuskil sadamas. Ja, see oli ka lahe. Ja. See on siuke hea lihtne asi ja toimib. Mis ma tegin sulle ja Bin Ladale? Juhuslik. Jah, just. Viljandis. Vist. Ja siis Murdale midagi teinud. Ja Fantale neile koos. Jah, Hit oli selle nime. Siis mingi Murda, mingi see rahvatantsu lugu saab ka... Gen Z, jah. Oota, aga kas sa võtad ennast kui nagu artisti või pigem ikkagi nagu mingit, ma ei tea, mingi teised, mingi videomees või ma ei tea, mis... Kaamrimees. Ma ütleks pigem artist, ma vaidlen liiga palju nagu nii-öelda nende
muusikute nendega, kellele ma seda nagu nii-öelda teenust teen, et nagu siis, kui ma vähemalt artist olen enda arust, siis ma vähemalt vaidlen põhjusega, aga kui ma nagu nüüd mõtleks, et ma olen lihtsalt mingi teenusevent, siis nagu see oleks niisama tühja nagu vaidlemine. Ma praegu nagu taipan ise ka, et me oleme sinuga teinud koostööd ja me oleme nagu, ma ei tea, vaielnud, lihtsalt nagu arutanud mingite tulemiste peale ja natuke kakelnud ja ma nagu mingi automaatne asi on, mis nagu paneb võtma sind kui nagu teenusepakkujat ikkagi, jah, aga nagu tegelikult praegu sa räägid rohkem kui artisti peaks nagu suhtuma videovenda. Nagu, mitte, et ma seda ei tee, mitte, et ma seda ei tee. Ei, ma saan aru, ja seal on see eelarvamus nagu sellel ametile. Videosi, ma olen nagu, ma lähtun samamoodi, aga et võib-olla nagu rohkem sellist, et kui musa ma teen kellegiga kolläbi, siis võtad nagu 100% kolläbina, vaata, aga seal nagu natuke jääb mingisugune alateadlik plokk ette, et selle peaks nagu maha võtma veits rohkem, eriti kui on nagu tegemist nagu sinusuguse tüübiga, kes tahab alati, et ta nimi oleks seal nagu artistile omane, et pane sinna, vaata, et see on sul ju nagu taotlus alati. Tirbai, see on mu thing, ma olen seal osaline, vaata. Vaata, siin on nagu... Ja see on nagu kõva. Ka minust nagu numismaatikud ja ornitoloogid tegelikult on artistid. Vaata, siin tuleb see spetsiifika tuleb, vaata. Kui sa oled nagu spetsiifiline ja need on olulised asjad, siis on see nüansi küllus, mis juba nagu määrab, et kui see minu jaoks on see mingi postmark, suvaline asi, kui vana tuleb ja räägib mulle kuradi ette ja taha mõõdud kõik nagu ära, siis see on nagu artist on sealpool. Et selles suhtes igal juhul artist, jah. Et kui keegi veel kahtles, siis jah. Ma räägin, mina praegu sain niisuguse taipamise, et praegu peab oma suhtumist nagu veits viima sinna poole, et No ma arvan, seal on see asi ka, et nagu, et mida nagu kauem sa teed ja mida parem sa oled, ega tegelikult võetakse ka aina rohkem nagu artisti, et kui sa nagu alustad, siis nagu tegelikult nagu põhjendatult ka veits nagu artist või see, ütleme, see muusika on siis nagu niimoodi, et sa teed teenust ja värki ja nagu kuna ei ole midagi ette näidata varasemalt, siis nagu võib-olla seda nagu usaldust ja seda ei olegi, sest nagu mida aeg edasi, seda rohkem nagu ma ise tunnen, et enam ma nagu ei taju seda teenuse arvamust nagu nii palju kui varasemalt. Ja see nagu see süsteem või see business on ise juba niimoodi üles kasvanud ka, vaata. Et see nagu süsteem ise nagu teebki selle, et muusikud kolläbivad ja vahepeal mingi vend teeb video neile, et see nagu ei ole selle niimoodi ka läbi osa, aga selliseid tüüpe, kes nagu mingid personaalse brändiga või mingi muu brändiga on nagu ehitanud mingi nime, kellel ongi käekirjad ja värgid, et siis on nagu juba see artistlikkus seal rohkem sees. Jah. No ma ei tea, kes sul mingid maailmas on mingid musavideo režissöörid, kes on nagu... Goldwatch raisk. Jason Goldwatch. Jah. Jah, ka minu top vana. Temaga nagu mul võib-olla meeldib selle pärast ka, et ma tunnen, et nagu taolist asja ma oskaks ise ka nagu, mitte et ma tahaks üks ühele päris maha teha, ega nagu, kui ma näiteks vaatan, ma ei tea, kes nii-öelda puhtamad mingid vanad on, ma ei tea, Hype Williams või mis ta nimi oli asjad, et nagu sellist asja... Mis see puhtam on, mis see tähendab? No siuke traditsionaalsemate standardite järgi ütleme siuke. Puha steriilne pilt ja stuudiod, head valgused et seda nagu realism. Seda ma teeksin raskemini, ütleme, taolist asja hästi, kui ütleme seda Goldwatchi värki nagu ma ise vähemalt arvan, et ma teeks selles, ma olen nagu tugevam siuke nagu mingi sürr ja kahtlane siuke. Mõlemale nüüd küsimus siit edasi minnes nagu sinu jutu peale, et kas on vaja nagu üldse sükste muusika videote või vahet pole nagu videote tegemisel nagu on üldse mingit seda kuradi akadeemilist poolt sinna vahel on üldse vaja või? No ma ei tea, ma ei ole veel seda õppinud kusagilt otseselt aru ka ei tea saa täpselt, mis ma teen, aga no midagi toimib nagu, et ma arvan, et see oleneb inimesest ka, et kui ta on nagu siuke mingi lahtisema peaga nii-öelda ja nagu
loomingulisem, siis võib-olla seda vähem vaja. Aga kui ta on nagu siuke, kuidas öelda, kui ta tugineks ilmselt mingi tehnilisele skillile nagu rohkem, siis tal on seda kooli ja seda rohkem vaja, sest seal on nagu mingi kindlamad reeglid ja asjad. Jah. No varjud ja kõik siuksed asjad nagu, no ta on ikkagi kunstivorm, aga lihtsalt kunstnik kajastab varjusid nagu läbi siis pliiatsi või tindi või vahet pole, aga siis kaamrimees peab nagu siis omamoodi neid varjusid asju nagu siis tuvastama ja nende vahel seal siis nagu noh. No juba see ei ole hea. Tegelikult jah, sa võid lihtsalt panna kämmi lindistama ja teha. No mina nii panengi. Teha ära, aga jube nagu see akadeemiline poolt ei ole hea teada, mis see ISO teeb või F, kuidas ta toimib. Ja. Aga kui sa piisavalt selle kaamriga ringi käid ja seda piisavalt tihti lindistama paned, siis sa õpid selle niikuinii ära. Sa õpid selle niikuinii ära tegevuse käigus ja puutud selle käigus kokku inimestega, kes juba teavad, natuke kuulad. YouTube'ist saab ka, kui oled kuskil nagu, et ta annab nagu juurde, ta annab nagu võimalusi juurde nagu. Et on teil, no vaata see on nüüd selle katse-eksitusmeetodi ehk siis see spetsialiseerumine on ja, et aga on mingid siukest asju ka, et kuidas te nagu kasutate, no see mõlemale saab küsida, mida pole teha, saate. Aga oota, see teise koha pealt nagu kaamera pealt teha need settingud, aga näiteks mingid, need on kõigest üks osa, see valgus on teine, sinna lähevad varjud ka ja värgid. See on asi, millest ma nagu eriti palju ei tea omast arvust. Paned kuradi valguse püsti, tahad selle subjekti ära valgustada, et mingisugust lahedalt seda teha või nagu hästi, see on nagu, jääb nagu vajaka, mul vähemalt. Ei no nüüd nagu kui ma nagu rohkem, kui mul on nagu tekivad mingid konkreetsed ideed ja midagi, kui ma olen midagi näiteks kusagil filmis näinud midagi, et siis ma nagu mingid kindlat shotti nagu selle kohta uurin näiteks, et kuidas tehtud on niimoodi, et siis ma nagu uurin spetsiifiliselt. Väga hea. No siis sa pika peale õpibki kõik selgeks. Aga see ei ole nagu niimoodi, et ma olen seda kusagil, ma ei tea, akadeemilises võtmes õppinud või midagi. Sa lihtsalt täiendad veel lisaks, see on nagu, samamoodi. Mis mul nagu vaja on enda arust või nagu huvi pakub, seda ma nagu uurin muidugi, et mis see seade teeb seal ja nagu niimoodi, aga nagu, et see ei ole niimoodi, et ma mingi iga reede teen kontrolltööd ja mingi ma ei tea. Testi kaamera settingute peale kodus lihtsalt. Jälle küsin seda küsimust, et mingisugune vaata ise õppinud, ise avastanud on ju, mis asjad seal, mida kõike teha annab seal on ju seal kaameras ja pärast arvutis. Kaamris ja pärast raalis, aga on mingi siuke asi, et kasutad nagu mingit ühte efekti, mingi teise efekti saamiseks, mis ei ole selleks mõeldud. Ja ikka. Enamus asju on nagu kuna enamus näiteks või üldse nagu videote ja sellega on nagu eriti, kui sa veel mingi underground projekte ja neid teed, siis nagu budget on nii väike, et sa pead põhimõtteliselt kõik asjad nagu läbi millegi teise nagu välja genereerima või nagu mingi illusioone tegema ja mingi mida iganes. Aga kasutad sa palju mingit arvutitöötust, mingeid asju lisad? Väga palju ikka, et ma ütleks, et filmimine nagu on no oleneb projektis ka, aga nagu enamasti minu stiili juures ma ütleks, et filmimine on nagu see lihtsam ja väiksema mahulisem osa, et see edititöö on nagu see kõige suurem. Et seal on nagu ütleme mingid efektid läheks, ma ei tea, trummidega ja mingi sneeridega ja kõigega mingi rütmi ja mingid sellised asjad ja nagu mingid värvimuutused ja nagu, et see võtab nagu rohkem aega. Mulle meeldib ülipalju efekte ja mingi tugevat nagu sellist töötlust teha ka, siis mul ikka see võtab aega. Kuidas sul selle arvutiga lood on? Et Ei, no veab välja. On arvuti. Aga see on mingi erinevad paska nii palju täis, et see oli, sellega ma kunagi mängisin ja ma olen sinna mingi 10 aastat torrenteid laadinud mingi videomänge, et kuradi, et lõpuks see on nii palju hagu saanud lihtsalt. Maadlusvideosid täis. Maadlusvideos. Ja ma seda mõtlengi. Aga see, kui lihtne üldse on nagu muusikavideot teha? Kui on hea laul, siis on lihtne. Kui on pask laul, siis on väga raske.
tahad jätkata küsimusega? See vajab seedumist, saad vahepeal. Ja mitu lokatsiooni ühes heas videos olema peab? Võib üks ka olla. Oleneb, kuidas... Kas see on seotud nüüd selle hea või sita looga ka või? No selles suhtes, kui on nagu... No jah, ma arvan küll. Kui on sitt lugu, siis sa pead ilmselt rohkem vaeva nägema sellega ja et võimalikult ilusad leidma ja niimoodi, aga kui on nagu piisavalt hea lugu, siis see põhimõtteliselt lugu mängib nagu videoga nii palju kokku, et see nagu teeb video veits paremaks ja täiendus. Kui on täiesti mitte kuulatav lugu, siis nagu sa pead ikka väga, väga palju vaeva nägema, et nagu keegi seda videot üldse vaataks, nii et nagu. Mis sa nagu sellest arvad, et kas musavideot on üldse aastal 2025 artistil vaja? Mis sa kurat teed sellega? Näepuukunst juba. Kes seda vaatab üldse? Ma arvan, on ikka vaja. Nagu esiteks iga laul, millel on musavideo, teeb tunduvalt paremini. Ja nagu kui sa näiteks mingi undergroundi artist oled, siis nagu sul ei ole mingi kuulajaid ega fänne ega midagi, siis nagu inimestel ei ole mitte mingit pilti sinust või nagu midagi, millega sind seostada ja siis siis nad väga aktiivsed ei olegi ja nad ei suurene ka ega ei levita su nime, kui nagu sul on lihtsalt mingi pildiga mingi laul kusagil või midagi nagu, ma arvan. Et ikkagi oluline... Ei, see on oluline küll. Väljend nagu, jah. Et okei. Oota, ütle veel mõni välismaa või mitte välismaa, üldse mingi režissöör, musavideo režissöör veel. Cold Watchi me saime retsid videod täiesti verses. No Eestist. Või vahet pole kust. Ega ma välismaalt rohkem ei teagi. Cold Watchil on palju videosid jah, et seal on vaadata küll. Nii, no Eestist Eskod on lahedad. Tristan, kes tegi Rommile selle peaministri loo video ja siis selle, mis see usaldus oli, kus ma näitlesin. See punane video. Et tema on rohkem Mehkel, Mäkki. Ja rohkem ei olegi. Ega tegelikult ei ole nagu Eestis neid videovendi niimoodi. No jah, Dewey lihtsalt unustasid ära. Dewey on nii või nii seal. Nagu nii sees seal. Ta on top 1 ja siis teised on seal pika maaga järel. Ja. Aga... On mida püüda. Aga jah. No siis on ülejäänud, on kõik need mingid häid videovendi ja neid on rohkem, aga nad kõik on ühesugused, et nagu... Ma neid väga hästi ei erista tegelikult. Ja, tegeled seal selle oma stiiliga seal äärealadel, piirimaadel, et just efektide asjadega, millega sul läheb ka kaua aeg on ju nende tegemiste sättimistega. Aga et kust maalt nagu liiga palju või liiga, kus see nagu see golden zone nagu on selles suhtes, et kus sa selle ära tunned? No ma ega sa täiesti ära ei tunnegi. Eks sa, ma ei tea, vastukaja ja selle järgi vaatad kas sul endale meeldib hiljem ka nagu vaadates, kui sa mingi pool aastat hiljem seda videot vaatad, et kas sul kannatab vaadata. Aga nagu jah, et see läheb suht arvamise peale ka või nagu vaistu või eelaimduse peale nagu. Kas sult tellitakse või sul on mingi sukene, mitte ütleme, keegi tuleb sinu juurde, et nagu mitte musavideot tahaks korradi TikToki ägedaid asju teha, kuidas sa sellesse suhtud? Ei, no kui ta raha maksab, siis ma olen nõus, aga nagu ega ma väga seda teha ei taha, nagu ma ei tunne ennast sellega piisavalt mugavalt ja nagu ma ei ole neid teinud ka piisavalt, et nagu lihtsalt mul ei ole seda võib-olla kogemust ka, et mulle need meeldiks, aga nagu pigem tahaks ideaalis ainult oma asja teha. Aga mis sa teha tahaksid siis? Musavideosid. On sul mingisugune eriline, mingisugune spetsialasi, mis sa ära tahad teha või mingi, kuhu poole nagu õitsed? Ega mul tegelikult mingit väga kindlat nagu, tahaks teistest nagu parem olla selles suhtes puht egoistlikult. Aga nagu ega mul rohkem mingit niimoodi
Enamuste vendadega, kellega ma olen nagu tahtnud teha, ma olen seda teinud. Muidugi mingid vennad on veel, aga nagu see on siuke, küll need ka tulevad. Aga nii, mitu asja kohe, aga see, et kas sa tunned, et Eestis mingi lagi iga kiiresti ette tuleb, et juba on tehtud või see ei ole nagu siuke demotiveeriv või kuidagi, ma ei tea. Ma väga ei... Ma mõtlen üllatavalt vähe üldse nendele asjadele nagu niimoodi, et mis see tähendab? Ma mõtlen nagu mind otseselt ei koti, kui lagi tuleb või nagu... Okei. Ma saan ikka ju midagi fun'i ikka edasi teha, ega neid laule tuleb juurde ju ja nagu... Artiste tuleb juurde. Ja artiste tuleb juurde ja nagu saab pädapärast ju välismaale minna, et see ei ole ju ka välistatud ja nagu ja mingi... Sul eesmärk ongi räpiskeenega tegelda ainult? Ei, ma tahaks tegelikult mingi metalli ja muude asjadega ka teha, aga esialgu... Ei no mulle Metal ja mis need muud on? No mingid undergroundimad mingid asjad, et mingi, ütleme, ma ei tea, ma võin pungile teha ja või mingid igasugud žanreid on, no hardstyle'ile ma keelduks tegema, sellel ei saa ka ilmselt videot teha. Metal trance. Aga nagu tehnometal. Tehnometal on isegi lähemal. Aga jah, pigem vist ilmselt on keskenduma esialgu räpile. Aga mingi rocki asju on ka tulemas nüüd. Juba on nagu tegemises, jah? Jah. Okei. Aga kuidas selle... Sa ütlesid mida? Ütlesid mingi nime või? Ei. Ütlesid midagi või? Lampist keset saadet. Ütlesid midagi. Et on nagu tööd rohkem nagu või nagu asj tegemisi praegu rohkem või kuidas sellega loodame või on mingi auk praegu või mis värk on? Ei, auku väga ei ole. Pigem on kogu aeg midagi vaja teha ja kuupäevad jooksevad peale juba. Okei, niipidi juba, jah? Nagu editid on tegemata või filmimised on või kuidas? Igasugu asju, ei no lihtsalt tihedalt. Tuleb nagu uusi projekte peale ja vanu peab lõpetama sama aeg ja nagu, nii nagu see asi käib. Aga manageri ei ole vaja? Nüüd ma olen muutunud nagu selle koha pealt võib-olla veits valivamaks, et nagu... Me siin rääkisime ennist Jako tegemistest ja asjadest, videote asjade tegemisest ja selles sisemaailmast, et küsimus, et kas 2 kaamrimeest ka ühele projektile ära mahub? Ei no mahub ikka, aga no keegi peab kellelegi alluma, et mingi ühtne visioon peab nagu toimima. Pigem... No vahel on võib midagi lahedat selles ka sündida, kui mõlemad teevadki üksteisele nagu vastu veits, aga nagu see on pigem siuke risk nagu. Okei, aga et kui ära mingid ülesandeid jagada, et siis on nagu ikka võimalik nagu paljudel projektidel on mingi mitu kaamerameest või nagu mitu inimest eri ülesannetus, et nagu on täiesti tavaline. Aga mätsivad sinu stiilid kellegi Eesti veel mingi vanaga näiteks? No ma pigem arvan, et kõige kergemini vist matchib Mehkliga ilmselt. Mul on endal tunne vähemalt, et meil on nagu arusaame maitse suhteliselt sarnane tegelikult. Teistega on nagu niimoodi, et no ei, ikka saab nagu matchib, aga nagu Mehkliga ma arvan, et on ilmselt kõige parem klapp. Davai, see tundub loogiline ka. Et see... Karvane siuke. Jah, just, et sa oled ka maadleja. Maadlusvideosid ka teed või? Mis mõttes? Või nagu teistele või? Nagu kurat pervert reisk. Ei ole teinud. Selge. Ei ole kuskil Discordis sinust mingit maadlusvideosi levimas? Minu teada mitte. Aga võimalus on või? Eks te peate üle vaatama. No, saab kaevata, kes tahab. Aga maadlusvideode jaoks, kas on ka profikaamera vajalik või selle võib suvalise Samsungiga ja on kunst olemas? Ei, no seal ma arvan, et seal on kunst nii. Maadlus ise on juba kunst. Kummas maadlusest me nüüd räägime? Minust me oleme kogu aeg ühest maadlusest rääkinud. Kummas me oleme rääkinud? Okei, ma tegelikult sain aru.
üritasin teemat päästa natuke. Ei, ega mina pole öelnud, et mul mingi tagamõte. No jaa, aga sul oli siin mingi Discordi server juba püsti. Jah, see oli jah, otsene viide. Mina ei tea, mis see Discord on või... Aga Mäkki on nende nilbustega kursis juba, noh. Ei, tegelikult tuli siin värskelt oli üks pikk seal, Ekspressis oli artikkel, kus olid need mingid... Maadlusvideod või? Et seal ei olnud tegelikult maadlusvideod, seal olid lihtsalt mingid naiste... OnlyFansi kontod olid mingi liigitud ühte gruppi ja mingi... Ka sellised pildid, mida nad on üksteise mingitele härrasmeestele võib-olla saatnud. Et need on seal lõpetanud. Ja siis olid seal... No, uudis või see artikkel keskendus siis selle ümber, et mingid 2 selle serveri pidajat olid. Ja siis nemad olid nagu, et keegi putsi, me ei vastuta millegi eest. Me lihtsalt haldame serverit, oli nende mingisugune... Pühime lapiga tolmu sealt serveri pealt nagu. No jaa, et nagu me ei tee midagi, et me siin lihtsalt nagu, ma ei tea, see nagu jaburat juttu ajasid seal, aga jah, et mingid, ütleme, liiguvad pildid, ma ei tea, kuidagi seal mingi pervertide koosolek seal käib. Tavai. Kurat, räägiks... Või nagu tussi netist niikuinii näha on suht lihtne ju. Väga lihtne. Et sa ei pea kuskil mustas nurgas olema internetis. Selle jaoks on Pornhub, ma arvan juba. Või no selleks on tohutult neid kohtasid, et noh, neid on see on nagu easy. Väga easy, et kas on ka nagu selle kaamri ja kõik selle programmid ja asjade, kas see kõik on ikkagi nagu liiga easy ka või? Oota, ma ei saa nüüd küsimust. Seda kunsti teha, et kas masinad ja kõik juba tehakse juba nagu sinu eest ära või on veel võimalusi ja asju? Ei, no ma arvan, masin ei tee mitte midagi kellegi eest ära, et nagu masin ikka inimest ei asenda. Aga AI teeb ju kõike praegu. No jaa, aga nagu ta võib ju selle mingi asja valmis võluda, aga nagu tal ju seda loomingulisust seda nagu ei ole, et nagu kui sa AI-ga midagi teed, selle nagu prompti peab ikka sinna inimene kirjutama ja nagu siis see läheb nagu selle pealt, kui leidlik see inimene on, kes AI-d kasutab nagu. Nagu see on nagu tööriist lihtsalt morus. Läheb siis sinna ära, et kes on parem prompti kirjutaja, et see on ka loomingulisem. Ei no muidugi, aga nagu see on samamoodi, et kes mingi oskab paremini, ma ei tea, oskab editi programme kasutada või midagi, et video on ilmselt parem ja nagu. Lõpuks sa jõuad ikka leksikoni taha. Nagu ka artistid, kes ei suuda mingile sõnale riimuvat sõna ise välja mõelda, siis leksikonist saab teinekord abi. Riimi abi on siuke koht, olen käinud seal saad mingi, aga ta ei, riimi abi tihtipeale ei arvesta nagu hääldusega, ei aitab ikka. Seal paned, et näiteks viimased 3 tähte riimuvad või 2 tähte, aga ta võtabki nagu noh. Okei, ta võtab tooret, mitte kuradi rõhud ja asjad, neid nagu jah, et ei arvesta vist jah, aga ma arvan, et mingisuguse tehisintellekti saab neid arvestama ju panna kuidagi ikka seal. Kuidas selle... Vaat sa kasutad ka tehisintellekti mingi asju kenedes? Näiteks ma kasutan vahel üleminekute jaoks nii-öelda ühelt kaadrilt teisele, et sa põhimõtteliselt niimoodi teha, et sa võtad esimese nii-öelda kaadri viimasest nagu nii-öelda freimist võtad pildi ja siis võtad järgmise kaadri esimesest, võtad pildi, lükkad sinna AI-sse ja siis ta nagu toodab video, kuidas viimaselt freimilt liigub nagu asi esimesele freimile, vaata. Sulatab nad kokku? Ja siis nagu sulatab, no ühendab nagu 2 videot oma vahel ära, vaata. Saad pärast näidata meile mingisugust, mis mingist videost? Rommi videos kõik heale sees, seal on kõik üleminekud põhimõtteliselt sellega tehtud. Ja mis AI sa kasutasid või seda ma võin sulle privaatselt öelda, iga tooli ma nüüd siin välja ei anna niimoodi. Aga kas see praegu juba ei avalik tool niikuinii? Ei no jaa, aga nagu ikkagi nagu seal on vahe ikka. Asju peab ikka gatekeepima ka natuke. Praegu sa ikkagi natuke viskasid retsepte küll praegu tegelikult. Sina saad teada, aga ma juba räägin liiga palju. Sa juba viskasid tervele maailmale tegelikult retsepti väikest siin sala, kuidas? No ma arvan, et neid on suht palju, et neid ei ole nagu keeruline leida. No jaa, aga seal on kvaliteedi vahe, vaata. No jah, mingisuguse, aga noh. Mulle meeldib, jätkake. Ma ei ole eriti kasutanud sellist asja, ma isegi ei ole nagu mõelnud, et sellise asja võiks nagu kasutada seda, see tundub äge. Mina ise kasutan, see on nagu kõige suhteliselt lihtne ülesanne ka tal, eriti kui see on nagu selle nii-öelda välja genereeritud video, vaata,
muudad seal speedi, paned mingi filtrid peale, siis nagu see suht sujuvalt tegelikult läheb. Ütled talle veel natuke, et kuule, ma tahaks näha sellist asja. Ja, et umbes, ma ei tea, kaamera pöörab nüüd ennast vasakule ja seal on näha nagu seda tegelast umbes. Ja siis ta ühendabki niimoodi ära. Okei, aga veel mingid spetsiifilised olukorrad, kus kasutad või oled kasutanud? Väga ei kasutagi muu jaoks. Põhiliselt selle jaoks ongi. Mingid piirrolli, kui on vaja juurde teha. Eriti on kui mingid kahtlaskaadrit vaja ala, ütleme näiteks. Olete, et mingis videos oleks vaja, et Mart Helme tantsiks mingi stringides, et tal oleks automaat käes, vaata. Et mingid sellised asjad, mida reaalsest elust ei leia lihtsalt. Jah. Jaa. Okei. Seda kõik on väga nagu põnev. Aga kas on mingid asjad, kuulda, kui sa näed, et nagu on AI-d on nii-öelda kunstiliselt kuritarvitatud, kas selliseid asju ka oled nagu netis näinud või? No see kuradi, mu vend on lesbi laul. Täiesti see, mis on Florian Vahl või kes oli? See, kes see laul oli ju täiesti AI poolt lauldud, ta ise ei laula seda laulu väljagi. Seal on mingi perses mingi hääle ulatus ja mingi... see on nagu tema häälega ikkagi? Ja tema häälega, aga nagu see AI laulab seda midagi niimoodi. Et nagu seal ta ei laula elu sees sellist asja välja. Aga sõnad kirjutas kes? Sõnad vist kirjutas tema ise ikka, või ma ei tea ka, aga mingi osa sealt on nagu AI-ga tehtud, mis on nagu suht perversne murust. Sest ta laivis ei suuda seda järgi teha, vaata, lihtsalt selle pärast, et kui ta suudaks selle laivis järgi teha, siis mul oleks nagu pohhu, et kas AI tegi või mitte. Okei. Inimesele võimatuid asju jah, et nagu mingi, aga no samas ma saan aru ka nagu, et see laul vist on mingi nalja kontekstis pooleldi tehtud ka, et siis whatever nagu, et aga see Drake'i move Drake on üldse värdjas. Aga see, kuidas sa kommenteerid seda, kus ta Tupaki võttis ja nagu kuradi, mul on väga hea meel, et see Kendrick ta kuradi maha tegi ja täiesti ära hävitus. Nagu täiesti ülehinnatud mõttetu mingi artist lihtsalt. Nagu andekas muidugi, aga nagu no ütle mõni... ta ei meeldi mulle. Mina tahtsin lihtsalt siia, võime ise selle endale ideeks võtta, aga ma tahtsin seda öelda, et me taskurööking, me ei ole ainult siin anja, vaid me ikkagi pakume ideid ja värki, kuigi mul töötu ja seda ma just juba ütlesin. Uus äriidee AI-ga edukaks läbisaamiseks on järelikult vaja õigeid sisendsõnasid, märksõnasid. Vaja programm luua, kus on need õiged märksõnad ära toodud, et saad kasutada nagu plokkidena, et ta juba kohe opsti õige sõnastus värgid ja saad kohe õiged asjad vaata. Teoreetiliselt saad samale AI-le öelda, et ta teeks sulle prompti valmis ka ja siis kopeerid selle uuesti samasse AI-sse ja siis ta nagu kasutab seda prompti. Ehk nagu, see kõik ongi juba... Sa saad nagu incesti ka põhimõtteliselt sellega teha nagu. Vaid, ma mõtlesin siin praegu jõhker, et ma olen, panen hästi, aga edit, copy, edit, paste on tegelikult. Jah, põhimõtteliselt. Või siis sa võid nagu eri AI-de vahel nagu ühes toodad ühe selle nii-öelda prompti või kasutad teises ja nagu kasutad seda teist, et esimest aidata ja nagu... Üks vend, kes kunagi mul jäi kaasa, kuidas ta õpetas, kuidas nagu AI-le prompte hästi sisestada, ongi see, et lased tal genereerida mingit pilte ja siis võtad selle sama pildi ja lased tal nagu analüüsida seda pilti. Näiteks mingisuguse asja annad tal ette ja siis sa saad teada, kuidas tema nagu nii-öelda mõtleb, vaata. Ja siis sa saad nagu kasutada temale nagu nii-öelda reverse engineerid selle asja, vaata. Et sul on mingi pilt, siis sa saad aru, kuidas tema, mis sõnu ta kasutab, kuidas ta kirjeldab seda mingit, ütleme, foto on seal, kuidas ta kirjeldab seda olustikku seal ja värki ja siis sa saad nagu reversida selle ja siis sa saad nagu mindfuckida teda. Küsimus. Mindfuckida et teadupärast, kui 2 erinevat viiruse tõrjet arvutisse tõmbad, siis ei pruugi see edukalt lõppeda, on ja. Et kuidas nende AI-dega, neid saab mitu tükki võib korraga kasutada, nad üksteist hävitama ei hakka seal või? Ei, no nagu... Ega ma neid nii palju ei kasuta ka, mul ongi ainuke koht, kui ma mingit chat-GPT-d ei kasutagi. Ära seda kohta jumalast ütlemi sala kohta. Ja nagu, aga nagu aga lihtsalt mul ongi, ma kasutan ühes kohas, et põhimõtteliselt ongi videos vahel mingite asjade tootmiseks, aga nagu rohkem ma väga ei kasutagi, ega ma nii kursis sellega ei olegi, aga nagu... Ta nii ei saa öelda, et su ootused on üle mõistuse suured, sul võimatu on teha seda.
mida võimatada? Ta pakub sulle midagi ikka nagu. Mingit jamsi ikka pakub või? Ei no sa saad AI-le öelda umbes, et aga proovi ikka. Ta on nagu, mina nagu vahest, kui seda räägid, siis ta on nagu suur yes man või nagu teed taga mingeid asju, siis ta on nagu jaa, sul on sitaks hea mõte. Türa küll ütled vahepeal mulle, et mul ei ole hea mõte ka. Ma ei usu sind nagu. Ma korra lähen sinna sellele nii-öelda siis tuld kartvale või nagu ütleme see tuleohtlikule alale ka korraks. No. Me ei hakka siin sellega jaurama, igaüks teeb, mis tahab, arvab, mis tahab ja kõik on õige. No. Et vaata, meil on see netipiidinduse asi on meil reaalsus on ju. Nii. Aga kas netivideote asju ei ole, et ma nagu teen videod ette ja siis keegi teeb omal loo ja siis saab nagu valida sealt vastava? On ikka sellised asjad olemas. No seda ma arvasin, aga nagu seal on erinevad levelid ka, et nagu samamoodi sa võid nagu näiteks kui sa ostad mingi, ma ei tea, mis need on, mingi luupe ja mingi biidi osasid ostad, vaata kusagilt, et sa saad samamoodi mingi ma ei tea, kui tahad ilus mingit, ma ei tea, ilusad kaadrid lindudest või midagi või mingi taevast või midagi. Jah. Mida sul endal ei ole võimalik filmida, sa saad selle nagu osta, vaata, et see on nagu niimoodi osakeste kaupa. Ja, aga kurat, räpivideo on nii persoonipõhine asi, et aga sa saad neid editida edasi. Kas nissi on, et mul ongi nagu lähen siuke, ma ei tea, raw entrance nagu, et toorest sisenemine, siis on mingid videod, kus vanad sisenevad toorelt kuskilt. Ei no umbes on, sa saad AI-ga isegi teha ju, et sa paned laululüürika ette põhimõtteliselt ja nagu, et mingid kuradi afid mingi räpivad seda kaasa või midagi. No aga kauaks teist siis üldse vaja on veel? Ei no, aga nagu kui sa kellegi videovenna või mingi biidivenna või kellegi palkad, siis sa tahad ju tema enda nagu isiklikku seda touchi sellele üldiselt. No aga varsti AI-l on piisavalt neid terabaite infot, et ta hakkab ka nagu suutma. Mina kahtlen selles. Mussida juba teeb päris palju. Vahepeal mingid numbrid käivad, et kui palju on Spotify's, ma ei mäleta neid numbrid, palju seal on seda genereeritud mussi, aga sitaks. Aga nagu isegi kui vahet pole, kui heaks AI läheb, siis okei, sul on nagu mingid nii-öelda artistid veel juures, kes ei ole küll inimesed, aga nagu mingis kindlas võtmes sa tahad ikka, su enda maitsele vastab mingi inimene, millega AI ei oska võistelda. See oli see inimlik asi jääb nagu välja. Ju. See tegelikult on kõik väga hea. Mina näen ka seda positiivselt, sellepärast, et kuskil mingi hetk inimestel tekib mingi punkt, kus nad peavad nagu otsustama, et mingisuguse seisukoha. Et, ja see toob paljud siuksed, kes praegu pole sellega üldse mõelnudki, et päris muusika versus siis nagu ühesõnaga teisarvu poolt tehtud. Et siis sealt võib tulla niimoodi, et muusika, päris muusikute ja muusika pooldajate armastus selle asja vastu võib nagu tänu sellele nagu kasvada. Et lihtsalt seda tahetaksegi seda persooni sinna taha vaata. Ja siis see kunst läheb nagu tõuseb. Ja tööriistana kasutatakse teda ju niikuinii nagu ongi kas või... See on nagu praegu põhimõtteliselt mingid vanad teevad nagu kasutades, ma ei tea, mingi 2000 aasta vanuseid mingid meetodeid vaata lihtsalt, et üdini käsitöö ja üdini kuradi, pekaalidest ise teevad segu ja ühesõnaga mingi blä. Et siis need vanad, kes tulevadki manuaalkaameraga veel kurat teevad nagu, siis nende nii-öelda see prestiis nagu tõuseb. Ma ei tea, sellel tehisintellektil pole ju niisugust ettevõtlikkust ka praegu ju, et me ei tea seda, see võib-olla ongi ta strateegia. No seda jah, et nagu hakkaks lugu tegema, et teeks lugu, tal on vaja, et keegi ütleks talle, et tee siuke lugu, ma ei tea, mingi kasuta nii palju kitarri ja Jako häälega las räpib mingid, ma ei tea, mida iganes. Oota, sa ise ei hakka räppima või? Mis värk on? Esialgu plaanis küll ei ole. Aga oled katsetanud? Täis peaga mingi peol olen ikka midagi lällandaga. Ega kodus ma mõtlen, kui sa oled nagu mugavas oma tsoonis? Ei. Laulad sa muidu? Ma arvan, see on üldse huvides, kui ma ei laula. Et sealt ei tule ilusat häält. Õnneks on igast programmi saad.
jah, kui autotune'i kasutada, siis võib-olla saab asja. Oota, sa ennem ütlesid, et sa sõitsid 3, mingi 8 hakkasid tulema ja ütleme 8 olid siin. Mis asja sa tee peal kuulasid üldse või vaatasid? Kuulasid mussi või? Kurva naaga vaatasid aknast välja lihtsalt või? Yeah. Kuulasin DJ Maxi mingi kogumikku midagi. DJ Max. Max, ja. Kogumikku, tähendab... No ta nagu seal kuradi Spotify's oli mingi umbes, et kõik tema laulud, mis ta on produce'inud või midagi. Ja siis nagu järjest niimoodi. Playlist nagu, ja. No see tüüp on ka veel ju siiamaani ju aktiivne, ma ei tea. Väga aktiivne. Mitu albumit on see aasta teinud. Mis ta teeb üldse praegu? Mussi. Millist? Ta teeb sellist aeglasemat boom-bappi teeb pigem. Ja Griselda ja nende kanti veits. Seda jah, aga sellise omanäolisusega ja selline... Cypress Hilli Griselda segune. Ma tean teda küll, aga Aga ta ongi nagu moodsa aja Cypress Hilli see kõlab täpselt võtnud seda Griselda mõjutust. Aga ta oligi Cypress Hilli. Ei, on absoluutselt, aga nagu see tema praegune sound nagu. Ja siis mingi mehiklaste mingi Memphis, mingi siuke kahtlane ka. Mehiklaste Memphis. Ei saa üldse. Mehhiko Memphis, no ma pole kuulnud. See on nagu West Coast, ühesõnaga midagi siukest nagu East Coast ja West Coast. Seal on mingid sarnased need mingid biidi osad või nagu see kõla on nagu... Traditsioonilisi pille on kasutatud. Nagu... Kui ma laule laseks, siis sa saaks aru nagu. Oota, aga aga kirjeldis vähemalt, et kas hispaania keeles? Ja. Mingi... Mis need on need mingid Sinikid ja mingi Sick Jackenid ja mingi nendele... Sick Jacken kõlab tuttavalt, aga ei tea vist. Mina ei tea midagi, ma alles Memphist alles hiljaaegu üldse kuulsin. Ühesõnaga, sa kuulasid siis DJ Maxi, jah? Vaata, see on... Ärme praegu saates seda küll võib-olla... Ei, no sealt ei tohiks autori midagi saada. Ei, mitte seda, aga lihtsalt läheb nii kaua aega võib-olla... Aga võib saada küll, suht enamus välisema mussiga tuleb YouTube, ütleb, et kuule, võib Spotify. No jah, pahasti. Nad nüüd liiguvad, vaata House of Paini vana Riimon või mis ta oli või? Laulja või? Jah, liikus selle country muusikaga. Everlast, jah. Te Riimon. Mis sa ütlesid? Riimon. Ei olnud Everlast, jah. Ma ei tea, kes see Riimon on, aga ta on ka keegi. Las ta olla. Aga las ta olla, jah. Et... Pani vast hambaid endal sellega. Mul on ka seda juhtunud. See näitab seda, et tegeled asjaga, vaata. Et on action. Et kipuvad sinna kuradi country poole ja ära minema osad. Countryside või? East side, west side, countryside. Ja kuule, oota, ennem käis siin, sa praegu mainisid DJ Mooksi, ennem käis Kendrick korra läbi ja ütle veel mõni kõva räppari nimi. Alchemist. Nagu räpparina mõtledki või? Nagu üldse artistina? Ma mõtlen räpparina ka. Rock Marciano. Griselda kutid. Kes mulle veel viimasel ajal meeldib? Clips. No Pusha T ja ta vend siis. Pusha T ja teised. Malice on ta nimi. Mõtlesin ta vend. Ja, aga lihtsalt. Aga jah, veel on mingi. Freddie Gibbs, no. G.I.D. Ja, proovi mikrisse. G.I.D. Ja. Räägin mikrisse. Ma näen sulle Wu-Tangi tatoveering, kuidas selle vana otsaga on. Mis sa mõtled, et kuulan vanakooli ja? Ja ikka kuulan. Yeah. Kui tihti nagu, ja kuidas need playlistid jagunevad, et? No kõige rohkem vanakoolis ma ütleks, ma kuulan Method Mani eraldi. Mitte isegi neid Wu-Tangi lugusid, aga Wu-Tangi ma kuulan ka ikka. See esimene album ikka käib läbi ja teine. Mis veel? Mis esimene või kuidas see räppmuusika kuulamist alustasid üldse? Kellest? Eminemist, ma arvan. Okei. Klassikaline teekond. Siuke valge inimese teekond. On. Mina... Sa oled erand. Jah. Sa oled... Kinnitan reeglit. Vanem tüüp ka. Jah. Ta siit on sünninud. Okei, ei taha rohkem nimesi nimetada? Mul praegu... No Eestist
kuulan mingi Kiso ja Pena ja Rommi ja ikka oma sõpru. Kungi ka kindlasti. Kungi ja ainult sõprade muusikat. Stiilot ja Mainsi ja ikka kõik on tuttavad. Töökoda ja lõpuks ma mõtlesin, ma peab hakkama ise suunama sinna, aga tuli külaelu värk või no ikkagi nagu viisakusest tuli ikka ära. Ma jätsin kõige parema, kõige viimaseks. Me alati nagu selle pärast küsimegi, vaata neid küsimusi ja siis, kui ei saa seda vastust, siis nagu solvund ja ei vasta pärast nagu kogu see formaat ongi selle peale tegelikult, see vestlus ja kõik on selle peale üles rihitud, et ikkagi nagu, et saaksime kätte oma selle töökoja. Et kõik kuulavad ikka seda ka. Kas teeme väiksed küsimustikud? Vaata kuulajate küsimused ka? No nii. Vaataja, kuulaja. Nii, oota, ma otsin ülesse. Üks on meil päris ju postikanaga. Selle võtame viimasena vist on, jah? Nii, kohe sinna alguses. Oi. Läätsed või hernes? Põhjendustega ma eeldan on ja. Kindlasti. Mida see isegi tähendab? Läätsed on kaunviljad. Poolik hernes peaaegu. Herned ja põhjendus ka. Nad näevad ilusamad välja. Läätsedest ei tea, mitte sittagi vaata. Ma isegi teab, millised läätsed välja näevad. Siis tasub hernes võtta tõesti. Mul on läätsetega see, et mul on assotsieerub see kohe nagu läätsega ja siis see nagu ja siis see söögivärk on tegelikult normaalne, aga mingi aju error on vaata. No mõtle, sul mingi toiduaine niimoodi sitt oleks vaata. Sitta ei söögi või? Põhimõtteliselt on ju. See käis teemast läbi, aga ma küsin üle äkki mingit muud lisada. Mis kaamrit sõnakasutust kiidame? Mis kaamrit kasutab ja miks? Sony A7R5 kasutan ja miks? Ega tal olid enam-vähem head kuradi omadused selle jaoks, mis ma hetkel arvasin, et vajan ja ostsin ära, ega ma seal mingi analüüsi ei teinud või midagi. Aga mis silma sa kasutad seal põhiliselt? Lensi? Tamroni 28 kuni 70 vist, kui ma ei eksi. Ja kuidas hindad olukorda? Ei, normaalne kaamera on selles suhtes, ega mitte midagi erilist, aga saab kõik tehtud ilusti ja nagu. Lause alguses oli korraks paar sekundit oli mul seest tõmbas nagu eufooria peale, sellepärast, et sinnamaani, kui ta hakkas ütlema oma nüüd seda marki, Sony siis ma mõtlesin Sony S-id äkki vaata, aga ei olnud, läks kaameri peale ikkagi üle, ja Sony S, mina teen Sony S-idiga teen muusikat, et me oleme nagu selles suhtes nagu ühe nagu firma need. Palju rinnalt surud? Pakun, et 130 umbes. 130 mida siis? Kilogrammi. Eurot või? Kilogrammi. Aha. 103 ja palju siis ise kaalud? 99. Mul siin 30 kilo on, siis saab passis nagu. 31. Kuskil oli kirjas, et enda kehakaalu peaks nagu üles suutma lükata vist. Meessoost isikuna kindlasti peaks. Mina... Kes selle nüüd paika pani ja kuidas? Mina ühe korra olen lükanud pooli aeg. Okei, aga see läheb arvesse, et kui oled kunagi korra lükanud, on ju? Nagu sa kuu peal korra oled ära käinud, kui ma siin tagasi, ma olen käinud seal juba. Ei hetke vormiga peab ikka. Et kui sa võtad juurde, siis sa pead ise rohkem suruma ka. Ja mida igane. No saab vältida alati neid küsimusi. Ja ma ei tea. Nii... 130 see on hea tulemus ju. Mis sul see põhijõuksis, see on harjutus või see, mis on kõige paremini välja tuleb? Jõutõmme, ma arvan. Ja mis numbrid? Mis see jõutõmme on? Kang on maas ja siis põhimõtteliselt selja ja jalgadega vist. Ma ei ole nagu sellest... Tõstate üles. Nad tõstavad üles ja see käib mingi loogika järgi, siis nad on seal võbisevad. Vaat see, millega nad võbisevad, see ongi see harjutus. Ja siis, aga seal siis loetakse mingi, kui see aeg saab täis nagu, siis ta võivad seda maha lasta või käib mingi, aga kõigil käib samamoodi, kus see võitja siis, need on kõik ületanud selle. Võitja on see, kes teeb kõige suurema raskusega. Jah, aga kas seal stiilipunkte ei anta seal või? Nagu seal on mingi selles suhtes, et kui sa nagu täiesti valesti
selle tõmbeteed, siis nagu seda ei loeta lihtsalt. Aga ma panen seisma ühe koha, mitte ringi sellega tudisema mööda seda platsi või? Jah. Et siis, kui nagu seisma jään, siis hakkab nagu mingi aeg lugema, siis 3 sekundit või palju see on siis või? Ma nii täpselt ei tea, aga ma arvan, seal mingit aega otseselt ei ole. Et kui selle ära siis juba on tehtud nagu. Sa vist tõstad kangi üles ja siis saad kohtunikult nagu nõusoleku, et sa võid selle alla tagasi panna, siis see läheb arvesse. Aga kui sa nagu varem lased alla või libiseb käest ära, siis ei lähe arvesse. See kohtunik tahaks olla küll. Aga võtta palju siis jõutõmmet teed? Kunagi ma tegin... Ei, praegust nendega pidi olema, vaata. Ma ei teagi. Ma ei ole maksi lähedale teinud ammu. Okay, mis see maks on siis? No ütleme 2-2-5 ma suudaks 3 korda teha umbes. See tundub suht palju. 225 kilo. See tundub suht palju. See tundub ulmeline. Tegelikult ei ole. 25, võt see on okei. Enamustel jõusaal inimestel 200 tuleb ära tegelikult. Okay. Nagu kui natukene on nagu järjepidevalt trenni teinud, et see on kõlab hirmsalt, aga see tegelikult nii palju ei ole. Ja, seal harjutusel tõmbadki palju nagu lihtsalt. See ei ole mingi rinnalt surumine. Kuidas see areng muidu seal jõusaalis arvestus käib nagu aasta lõikes või saab kuu lõikes seda arengut? Või sa võid nädala ja päevade lõikes ka vaadata. Et täna tõstan 15 ja homme tõstan 62, et... No päris nii see. Aga kui... mingi loogiline nagu üleminek peab olema. No väga suur hüpe siis olla. Nagu näha, siis ma eriti jõusaalis, noh... No selles suhtes mingi, ma ei tea, nädalas 1 kilo on siuke väga safe, et ilmselt tuleb ära. Aga nagu enamasti saad suuremaid hüppeid ka teha, aga nagu niimoodi, et üle 5 kilo ikka naljalt ei tasu panna. Ja tunnedki, kuidas järsku jõuad nagu rohkem paremini tõsta rohkem? Su keha adapteerub lihtsalt selle harjutusega. Väga põnev on see kõik. Kuule, aga palju, ma ei tea, kas sa ise ka natukene mingisuguseid ekstra aineid võtad ja kui levinud need siis tegelikult on, kas sa nagu näed seda maailma? Sa mõtled mida nagu dopingu? No mis iganes. Või nagu keelatud asju või lihtsalt lisandeid või? Lihtsalt, ei, ikka mingid keelatuid asju. Ei, no kas nad on niisama nad ei ole keelatud? Mingid kiirkasvatajaid? No need on ikka, ma arvan, suhteliselt... Hobi korras pannakse neid? No ikka, kui sagel Lasnamäel lähed jõusaali, siis mingi Vladimir topib endale ilmselt süsla perse küll nagu. Aga see on nagu rahvuspõhine või? No ma arvan, seal mingi rahvuslik erinevus on küll protsentuaalselt niimoodi, kui nagu... No see on mingi piirkonna värk ka, ma arvan, kui sagel Lasnamäel ja Kohtla-Järvel sa näed süslaid. Aga sul ei ole ahvatlust tulnud või? Ei ole, jah. Mul on üks hea küsimus või huvitav küsimus. Et kui ma nüüd niimoodi, et ma mitte midagi ei tee, näed, lõin ise kastamast. Istun siin lihtsalt päevad läbi, aga tõmban endale jõhker steroide ja kõiki neid sisse. Kas must saab lihamägi siis? Ei saa. Mis must saab? Sul mingil määral, sul lihasprotsent võib tõusta, aga nagu sa pead ikkagi kehale nagu agu andma, et selle nagu dopingu mõte on mitte see, et sa kasvaks, vaid see, et sa suudaks rohkem treenida nagu. Ja siis selle pärast sa kasvad. See on nagu jah. Aha, no ma olen kõigest valesti aru saanud. Stimuleerib arengut või midagi. Aga kuidas sa ise suhtud sellisesse lisamajandusse? Kui sa enda tarbeks teed ja nagu sa tead riske ja nagu ma ei tea, mindi kotti otseselt. Aga kui sa oled võistlussportlane, kui sa tegel spordialal, kus on keelatud, siis teed, siis ma vaatan halvasti selle suhtes. Aga kas see peaks olema keelatud või kõik peaks lubatud olema? Oleneb ainest ka, seal on nii palju eri aineid ja nagu osad on, oleneb sellest, kui halvasti see nagu inimesele mõjub ka tegelikult pikas vaates. Kui see on nagu mingi suhteliselt süütu asi, siis ma ei tea, mind otseselt ei kotiks, aga nagu... Mis süütu asi on? Mina ei tea, ma ei ole teadlane selles suhtes. Aga no mingi kuradi kasvuhormooni ilmselt ei tohiks inimestel lubada teha, sest nagu see käirab kõigil putsi. Seda ma pidasingi silmas. Mul oleks meelest ära nimetus. See juba nagu kõlab juba nagu mingi labori ja loomkatset. See umbes ongi siuke, see inimene tarvitab seda ja siis tal süda paisub ja mingi muud elundid paisuvad. No prioriteedid paigas vaata, mis elus oluline on. Suured lihamäed. Et Keinsi tahab küll, aga mitte niimoodi, et mingi kuradi seest poolt nagu. Aga muusikas ja videos on kõik see doping lubatud. Kasutada dopingut. Aga seal ei ole mingit riski otseselt. Arvutiviirus.
no jaa, aga samamoodi, kui sa internetist vaatad mingi pornot, siis sa võid ka viiruse sealt saidilt saada, aga sa ütle inimeselt ära vaata pornot. Ma tahtsingi seda öelda, et vanal heal ajal, kui pidid ikkagi vaatama ennem oluliselt järgi, et mis sa selle stop-kaadri pealt pidid ju ühe video valima, siis ta laadis ju alla sulle läbi selle telefoni, et sa midagi üldse vaadata saaks, on ju. Siis nüüd on nagu kõik ops, saab kohe nagu vaadata. Ma muidugi nüüd läks meelest ära, mis ma küsida tahtsin. Tubli. Aga ma siis... Ma võtan siit, meil on veel siin küsimusi siis. Ma küsin, kas Pornhub on su lemmik siis, jah? Kas ma nüüd mõtlen? Ega ma tegelikult nüüd nii palju ei vaata, aga no ütleme tavai. Kasuta sõbralikkus on oluline sellel teenusel. See on nagu, kui sa oled musavideot vaatama. See on nagu Hesburger nagu selles suhtes. Minu arust see on nagu YouTube, et kui sa musavideot tahad vaadata, siis lähed YouTube'i. No, tahad kuradi maadlusvideot vaadata, lähed Pornhubi. Nagu simple as that ongi ju. Ja kui tahad veel ühte maadlust vaadata, siis lähed Maadlusliidu lehele. On üldse mingit mingi platvormi, mis nagu konkureeriks ka YouTube'iga või nagu tahaks? Ma ei tea, mingi Vime on. Vime on vist olnud... Mingi Daily Motion on vist. Ja rohkem ma ei teagi. Aga mida siia konkureerida? Millega siin nagu veel konkureerida? Ei, ma ei teagi. Ma ei kujuta ette, kuidas see keegi saaks nagu tulla ja ehitada. Mingid nagu kohad on, aga nagu nad ei ole ikka lähedal nagu selles suhtes. Kui nad seal ise... Instagram ja Facebook võib-olla. Instagram ja TikTok vist on nagu kõige lähemal, mis võtavad silmi YouTube'ilt nagu ära vaata. Nagu reaalne konkurents. Sest et TikTok vist nagu pikkasi videosi toob järjest rohkem sisse või ma ei tea, mis seal toimub. Instagram samamoodi. Ja. No et YouTube'i lihtsalt ongi, et... YouTube'is king, nii kui siiski... Ja kui nad veel nagu selle, no näiteks Beatboardil on nagu aastakümneid ütleks juba, no üks asi on kogu aeg probleemiks, ongi see, et aeglaselt nagu asjad nagu vahetuvad, vaatan, et kuradi annad käskluse, siis ta nagu mõtleb nagu kaua. Ja see nagu on viinud inimesed selle kasutajad ära nagu. Et nüüd on nagu paremaks läinud, et ma mõtlen, et veel kiiremini saaks neid, vajutab plõks juba mängib ja noh, ühesõnaga, et selle peale saab veel vaata paremaks minna vist. Servereid, mis neil paremat vaja on, sest et Spotify on suht ikkagi, kui sul net on hea, siis ta reageerib su vajutusele. Oleneb su enda poolsest netist. Nii, veel küsimusi kuulajatelt. Tegelikult see vist ei ole küsimus. Aga sina käisid Pätsi ausammast graafiga üle tõmbamas vä? Loh. See oli mina. Loh. Oli see kunst või oli see mingi muu toiming? Ma ei tea, mis sinna peal sa olid. Kas see on mingi värske asi või üldse või? Vaatan korra. Ma arvan, et läbi aegad on seda juhtunud nagu, et aga... Ta võtleb seda lõusta, mis seal Tallinnas on ja see kuri nägu, seda Pätsi ausamas, ma arvan, Tahkuranna ausamast. Tegelikult ega ma ei tea, millest jutt käib, aga no... No ära rohkem tee. Enam ma ei tee, ma luban. Ma ka ei tea, millest jutt käib, aga võib-olla see Tahkuranna, ma ei tea. Kuule, aga mille lühend see loh on nagu... See mingi venekeelne sõimang. Ta millegi lühend on ta ju. Ma ei teagi. Loh on mingi kala vene keeles. Lohberg. Lähme sööme lohhi. Mingi kalaliik või mingi asi vist. Võin eksida ka. Püüame lohhi. Nii, siin Facebookis on ka küsimusi, nii et ole valmis. Ma olen alati valmis. Nii. Mida üks hobikaamrik ja sõnakasutus taaskord, mida üks hobikaamrik oma kaameral teha saaks, et kvaliteeti parandada? Seaded, nipid, nurgad. Kirjuta YouTube'i otsingus how to get best picture quality out of your camera ja siis vaata videosid. Ma ei oska sind selle koha pealt aidata. Mul ei ole õrna aimugi. Tõmba HD asemel, pane 4K seade peale või midagi. Aga nagu... Ma ei tea, mida ma ütlen. Pane maksimaalne kvaliteet. Väga akadeemiline vastus. Minust ei olnud siin mingi vastus, see oli... Vaata sealt nagu. Ei no, aga nagu... Taheti meistri käest infot juhatab. Ei no, kui nagu võtta vabalt seadest
video kvaliteet või pildi kvaliteet, siis pane kõige kõrgem nagu tase, mis sul kaamera võimaldab. Okei, ma sõnastan ümber. Ma tahaks ka teada, kas see, ütleme, tehasepoolne seadistus, mingi standard või mingisugune mingisugune seadistus. Kas see on nagu piisav, et kõik asjad niimoodi... Ei nagu... kõiki asju ikka ei saa teha, sa pead vastavalt ülesandele nagu... Mis ma teha ei saa? No, oleneb, mis see tehase seade esiteks on. Aga nagu oleneb igal kaameral see erinev ja nagu lihtsalt oleneb, mis sa üritad selle kaameraga teha, nagu sa pead vastavalt ülesandele. Öövideot, sisse ehitatud tavalise välguga. Siis sa võtad... Saan sellest mingi asjaliku asja. Filmi välguga, sa pildistad kaamera ma tahan pilti teha ja siis tahan ka filmida ühesõnaga, juba tuli. Ei, nagu sa kuradi pildistad välguga, siis vaat pole, mis sa põhimõtteliselt settingutes teed. Välk nagu valgustab selle pildi ära ja kui sa nagu normaalse nurga alt teed, siis nagu toimib. Kas päris loodusliku välguga tuleb kõige parem pilt, kui samal ajal lööb loodusliku välku ja samal ajal teeb pilti? Või on kunstlik välk on, teeb parema efekti? Hea vastus. Läheme küsimustega edasi pähe. Kuule, meil... Ühesõnaga, et mine YouTube'i otsi ise. Oli vastus. No kui ta mõtleb nagu, ma lihtsalt nagu squatin ka vastusesse sisse, et kui ta nagu mõtleb reaalselt nagu pildi kvaliteeti, siis lihtsalt pane highest settings, mis seal on 4K või 6K või 8K, mis iganes su kaamera või telefon nagu võimaldab. Aga kui sa mõtled nagu sisu kvaliteeti, kuidas saab parandada üldist, siis see on lihtsalt see, et otsi keda või mida filmida ja lihtsalt täiega filmi editi, vaata, mis perse keerasid ja tee uuesti. Universaalne nõuanne, mõtte välja, kuhu sa asjaga jõuda tahad. Ja kõige parem on, nagu Jakol ka ennem siin välja tuli mingis olukorras, et kui mingis erroris oled või kuskil on sein ees, siis lähed YouTube'i. How to fix this problem ja YouTube fixib ära ikkagi. Saad sealt info kätte ja filmida edasi. Et kui, ma ei tea, kui tema taotlus on nagu artiste filmida, kirjutada artistidele, tahan sind filmida, tegemas sinu asja, tee oma asja, mina filmin ja panen kokku. No kui artist, me räägime praegu räppartistidest. Hüpoteetilist asja räägime praegu. Mitte pornoartistidest, kui sa jälle hakkad... Ja maadlejatest. Sellest rääkima. No see muusikaartistidest, ma ei tea. Jah. Aga muidu highest settings, 60 FPS. Mis te kõige parem FPS on siis? Mis see FPS on? Kaadrid sekundis. Kui sa musavideot teed, siis ma ütleks, et kas 24 või 30 enamasti. Võib-olla vahel 18. Aga kui sa tahad, ütleme näiteks mingi spordivideosid teha, kus on näiteks mingi aegluupi asju ka, siis 60+. Sa vahepeal võiksid nagu seda mikrofoni rohkem hoida suu ees, mitte nagu küünalt käes. Jah, niimoodi. Ma nüüd hoian seda suu ees. Mitte nagu küünalt käes. Võib-olla võtab külje pealt ka, aga nii on parem. Vabandust, et ma... Kuule, kui palju sa artiste pead juhendama üldse, kui sa filmid, et kuule, et nii üldse ei lähe, et nagu räppi hoopis nii või kas sa sekkud sinna või kas sa tead, kuidas on parem või? Mõni artist on nagu siuke, kes on nagu karismaatilisem nii-öelda nagu visuaalselt ka või nagu kuidas ta keha liigutab ja värki nii või nii ja tunneb ennast võib-olla vabamalt ka, et teda peab nagu vähem juhendama. Veits ikka, aga nagu mingi suuna kätte andma, aga nagu kui on mingi eriti näiteks alustav mingi artist või midagi, siis pead nagu põhimõtteliselt kõik talle ette ütlema. Et ta lihtsalt ei oska olla, sest tal ei ole nagu kogemust ja seda nagu kindlust. Geeniused ainult tulevad ja panevad kohe nagu et läbi kogemusi ikka ja õppimise ja okei. Nii, kuule, me saadeti väike pakike esimest korda selline pakk küsimustega. Ma ei tea, kirjas on. Siin on kirjas From Inspector Akai. See kõlab nagu... No Inspektor on siuke duo, hip-hop duo. Inspektorid on nad siis duona. Inspektorid, jah. Ma ütlesin inspektor, jah. Inspektorid on duo ja Akai on siis üks kahendik. Ja laame siis küsimused ka. Ja on siin täitsa küsimused. Esimene on lihtsalt siuke vaibikas. Akai loves rööking. Aitäh.
ma kiirelt see, teate, et südamemärk algselt tähendas kummarduvat naise perset, vaata. Okei. Sealt on tulnud see süda. Seda ma ei teadnudki. Jah. Siin on õige järjekord ka. Ma loodan, et ma seda vales järjekorras võtta, aga ülejäänud vist käib nii. Kas kaamera on nii raske, et pead puff olema? Ma olin ennem puff, kui ma kaamera kätte võtsin. Mis see puff on? Lihastus. Puff pääs. Ja. Nii, vastatud. Kas sa oled ka mõnda kivipallurit filminud? Mis isegi tähendab? Mis on kivipallur? No, ta võtleb Crazy Radiot äkki. Või mõtle midagi muud. Sina nüüd ise saad valida, kuidas sa vastad nagu artist. Kivipallur. Ma ei mäleta kumbagi definitsiooni. Ma arvan, et iga kontsert oled sa kindlasti mingid kivipallureid. Sa mõtled need ülejoon mingid inimesed ja mingid näiteks sellised... saab seda, ega ma ju ka ei tea, aga ma lihtsalt ise siis tõlgendan. Paar pilti või videot mul ikka mingitest pompsidest või kelleski on. Aga on sul mingist artistist, no näiteks, kui ma on nagu lava peal, ma nagu omast arust näen, et päris palju pilte tehakse. Ja kui pärast tuleb siis mingisugune asutus paneb üles, siis pole ühegi pildi peal. Siis mul on alati siuke mulje, et no kurat, ju ma olin siis nii kuradi blöffis, et lihtsalt ei ongi nagu võimalik ühtegi nagu pilti võtta. On nagu siuksed artiste, kellest ei olegi võimalik nagu ühtegi head pilti nagu saada või on siuke asi võimalik või? Või ikkagi kõval artistil teeb igast asjast hea pildi? Ma ei saa korrata küsimust, sest ma ei mäleta, kuidas see algus oli. Ei, ma mõtlen praegu. Hästi. Ma arvan, suht iga ühes saaks hea pildi, kui ta just mingi, sest isegi kui ta on nagu putsis rõveda välimusega, siis nagu ta saad sellest mingi sürrasja ikka teha, mingi, need nagu hea pildi saab sealt ikka. Efektid on juba peal, vaata, loodus. Ei no, mitte isegi efektid, aga noh, kui mingi, ma ei tea, sõjafotograafid teevad mingi sõjaohvrites pilte või värki, siis nagu see on kole asi ikka, aga nagu pildina need iseenesest on ju head. Ja võrdlus, ja näide. Ma loen selle viimase kaardi, kes ette. Loe. Päris põnev, ise ka usud. Põhjendustega. Nii. See oli siuke ülbitsemine juba, vaata, läbi selliste... Inspektoritega seisuraisk. Ei, aga jah, usun küll. Kuule, sellele resonantsi, sellele viimasele küsimusele, et inspektoritega muidu kerge asju ajada või? Ega ma ei ole nendega tegelikult üleliia palju asju ajanud. Suht hiljuti tuttavaks andega. Head poisid on. Sinnamaani on nagu ladusat neid. Jah. Tore. Hakkajad poisid. On. Ma proovin, Jopska küsis seal Hip-Hop Pargis saates muusikaartistide käest küsimuse, et milleks, paranda, kui ma nagu eksin, aga milleks üldse muusikat teha? Oli, on ja? Milleks üldse pildistada? Milleks üldse nagu loomingut teha aastal 2025? Et kas sa suudaksid filosofeerida sellel teemal või milleks nahku seda vaja on nagu? Ma ei tea, see fun lihtsalt. Nagu kõike võib-olla ei peagi filosofeerima või lahti mõtestama. Nagu mingil põhjusel see on nagu lõbus. Seda ilmselt tasub teha. No mingi eneseväljendus ja see on nii või nii inimesele oluline, aga nagu sellest ma väga ei viitsi rääkida, et nagu see on nii lahti arutatud teema juba. Ma arvan lihtsalt, et see on fun ja noh, kui sulle meeldib, siis peaksid tegema seda. Nõus. Jah, et üldiselt nagu loome asjadega, kui sa ei tee nagu mingi performance kunsti või mingi aja hetke momendi kunsti, mis koheselt ära kaob, kui seda ei jäädvusta, siis hästi suur aspekt on eriti väiksel riigil ja väiksel rahval peab olema suur kultuur, et üleüldse kuidagi hakkama saada, siis juba sellepärast on vaja jäädvustada kõike kultuuri, et ajaloos oleks võtta pärast. Nii on. Ja juba see on juba nagu väga-väga õilis tegu. Jah.
ja 50 videot kurat ajaloosse kaasa anda on kena korvitäis. Edu järgmisel 50 kurat või nii. Lähed loed üle, annad meile õige numbri teada. Sul on mingid, jah. Ja siis ma olen huvitatud. Mingid lehed on ka sul, kus 50 asja kõik üles. Ma kunagi üritasin seda YouTube'is seda playlisti või seda teha, aga siis mulle osad videod ei meeldinud ja mingi niimoodi ja siis nagu siis hakkas see kureerimine juba pihta. Hakkasid hindama seal olukorda. Ei jäänki lõpus eriti midagi sinna alles nagu jah. Kõik asjad. Subobjektiivne oli. See on jah su objektiivne jah. Nii ta on jah. Okei, kas sa tahad veel midagi rääkida või lähme Kohtla-Järvele ära või Kohtla-Järvesse või... Mul on vist jutt otsas. Kas me võime öelda Kohtla-Järvele või? Jah. Okei. Mõne kandi pealt on inimesed väga konkreetsed nagu kui valesti ütled, aga mõne koha pealt näed Kohtlane Järve. Aga kas sa Kohtla-Järvesse sa ei kasuta keegi seal, jah? Ma ei ole Sibul. Aga Kohtlane Järve? Seda ära ilmselt igaks juks ütle. Vähemalt Kohtla-Järveka kuuldes. Kindlasti mitte, ma pole seda praegu kuulsite valesti. Okei, nii, ma ei tea, kas lähme laiali või tahad midagi veel mainida? Shout out, tervita ema, ma ei tea. Kuradi, no ema võib tervitada, isa ka, õde ka. Respekt. Murdat tervitan ka. Respekt. Temaga natukene asju tulemas. Sa lasid seda mingit? Ma unustasin demo ja ära. Mul on see seal valmis, ma võin selle lõppu mängima nüüd panna. Mäkki otsib selle asja sinna lõppu mängima. Või editin keskele pärast, eks seda ala pärast näha. Keskele pärast näete, aga kusagil see on. Et see lugu kas mängis või nüüd hakkab mängima? Unreleased Puud Murda, Penaganister ja Bin Lada. Exclusive. Ja On the Beat. Mehkel. Ja kõvad vanad pundis. Ja sina tegid sinna video või teed video või? Jah. Tegid või? Demo, unreleased ütles. Teeb. Ja. Minu jaoks demo ei tähenda üldsegi unreleased või ühesõnaga. Ta tähendab, või midagi muud tähendada. Seda jah. Aga jah, peace out ja aitäh, et tulid ja head teed. Jah. Aie. Tavai raisk, peab koju minema. Tavai. Me niikuinii pidudel asjadel näeme, et siis kord räägime edasi viskit. Aga tavai. Ma ei käi pidudel. Ja. Nagu me keegi. Rahvas, järgmine kord näeme. Ma olen karsklane. Tule vaata, kus mu tripid on mind viinud, maailma ümber teinud tiirud, ikka flexin nagu minu saata, kelle õla peal on viiulin, kelle ammu öelnud siu ja ma lihtsalt nagu räpi mängu barrakuuda, ujun ikka samas suunas, kohe 30 tuuma valmis, siis on päev. Parimates aastates ühiskonda taastates läbi riimi vihiku, ma leian ise end, kuula mind nüüd suur vend, siin on full send, siin on full send, kuula mind nüüd suur vend, siin on full send, peal on kõrge lend, main event ja attend, tõmbad räpi mängu käima, ise harjunud ära käima, siis ma kõrval seistis vaatan lihtsalt sa pole ammu enam lahe, kui sa hoomidega pahvid, mõtled, et nii ongi, aga tegelikult oote ahvid. Yeah, check it. Ajad tikkud tulega taga vabadust, mida polegi saada. Oled enese mõtete vang, upud oma pasas kaelas sang pomm, kui sul selged välja vaated puuduvad. Otsid, ei leia lahendusi kuidagi moodi, kinnisidee on kätte saada uut noosi. Aheldatud süsteemi kinnitanud kanda, poleks pidanud seda näpus saatanale andma. Ebakindlus hammustab läbi su veenid, juhi oma elu ise või vali, keda sa teenid. Need skeemid ammenduvad, vaeluvad su pealu kätki, kostun automakki, spitin seda takti. Vaata palun peeglisse, silmitsenud fakti, ajukeemia leekides suust voolab sappi. Iial pole liiga hilja, tahan, et sa teaks, kala hakkab mädanema just peas. Adrekas üleval, oi, vale lüke tal, ta läks võtma ühte ainda, kümnekaga üle sai. Õues veidi külmem talv, tüdruk istub süles nais. Ma võin teha Eesti tuuri, ma tean mingi 10 naist, pikemaid, lühemaid. Teine tüdruk süles nais. Läheb juba raskeks siin, see koorem minus süles raisk. Sul vähe B-vitamiini, siin on 3
kolmekordselt venapuud murda ja bin Laden, sa oled kolme ohver. Sellega, mis täna leidsin maast, ma pelan homme slotte. Elu kui hasartmäng, iga päev on olmepokker. Ma ei loe hommikuti lehte, vaid oma varjuga vehklen, sest ma ei saa ju olla kehvem kui tont, kes mu varjus eksleb. Et sa saaks liikuda, pean astuma sul sammud ette. Panin roolis mähist tüdruk kõrval lambist kaldus ette. Sa ei saa siit naist, ei ole vahet, palju amulette. Võtad paari kaasa, tiksu, ole kuskil oma ette.